Tervist, aasta 2025 viimane Fookuses saade on kätte jõudnud, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda istub Varro Vooglaid. Tere Varro! Tere Markus! Tänases saates teeme üldiseid kokkuvõtteid aastast 2025 ja võib-olla vaatame tulevikku ka natukene. Me ei pretendeeri selle saatega mingisugusele kõike hõlmavale aasta kokkuvõtvale siin nii-öelda pilgule, vaid vaatame võib-olla mõningaid olulisi sündmusi, kommenteerime neid nii-öelda enda vaatenurgast. No, esimene asi, mille peale ma mõtlesin keskenduda, on see, et kui me räägime eelkõige siis rahvusvahelisest poliitikast ja sina oled ka seda oma enda kommentaarides palju tegelikult käsitlenud, siis me räägime ikkagi päris suurest muutusest, mis on nüüd siis Ameerika Ühendriikides toimunud eelkõige Trumpi administratsiooni võimule tulekuga selle aasta alguses. Ja võime siis natukene kommenteerida seda, et millised olid tegelikult ootused Trumpile ja kas need ootused tänaseks päevaks on mingil viisil täitunud või mitte. Või on hoopistükkis Trumpi administratsioon mingil määral neid ootuseid alt vedanud, nii nagu poliitikud seda kipuvad tegema. USA administratsioonid täpselt samamoodi. No mina ütlen kohe alguses ära, et natukene on küll, aga tuleme selle teema juurde siis täpsemalt tagasi. Milline sinu mulje on? No see on selline suur ja põhjalikku käsitlust eeldav küsimus, kui nüüd hakata seda detailselt lahkama, aga kui lühidalt vastata, siis mina ei kuulu nende inimeste hulka, kes arvaksid, et suurte riikide puhul, niinimetatud demokraatlike riikide puhul valimistest väga palju sõltuks. Et kui suured kursimuutused toimuksid seonduvalt valimistega. Loomulikult väga palju pannakse rõhku sellele, et luua kuvandeid, just kui valimistest sõltuks väga palju ja just kui konkreetsete valimiste tulemusteks oleks ka suured ja põhjapanevad muutused. Aga võib-olla kõige õigem oleks öelda, muidugi ka mingit pidi kõige mitte midagi ütlevam oleks öelda, et eks aeg annab arutust. Tegelikult ei ole Trump ju veel ametis olnud aastatki, nii et veidi vara on veel hinnanguid anda. Aga jah, ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on küll selline moodustis, kus sisuliselt on ikkagi võim nende struktuuride käes, mis ei ole valitavad. Ellu viiaks ikkagi suures pildis üsna sarnast poliitilist programmi. Aga selleks, et massidele luua kuvandit, et me räägime siin ikkagi maailma esidemokraatiast, peab aeg-ajalt korraldama ka valimisi ja nähtavaid juhte välja vahetama ja edasi. Ja selle juures ma muidugi ei taha öelda, et mitte midagi poleks muutunud, et muutused ju on toimunud, see on selge. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kui sügavale need muutused ulatuvad või kui pindmist laadi need on. Ja. No, mina kuulun ka nende hulka, kes ei leia, et Eesti on USA osariik või et Trump või J.D. Vance oleksid minu president ja asepresident või et USA riigidepartement esindaks Eesti Vabariigi huve. Et need on suured riigid, see on suur riik, millel on oma tohutu suur nii-öelda süvariiklik tasand, tohutu suur sõjatööstuskompleks, mis rahulikult nii-öelda jahvatab oma soodu ja mille kursi muutus on väga pikk ja aeglane ja aeganõudev asi ja tegelikult me väga paljuski võib-olla ei tea üldse, mis nende nii-öelda niinimetatud muutuste taustal üldse on. Et kui ma vaatan seda, et kuidas Trumpi on suhtutud Eestis ka konservatiivide poolt, siis minul on silma hakanud see, et inimesed suhtuvad kuidagi liiga nagu võib-olla pinnapealselt ja liiga lootusrikkalt sellesse asja. Et just nagu oleks meil selline nii-öelda tõsine, reaalne
muudatus toimunud USA-s ja nüüd hakkavad toimuma mingisugused tektoonilised nihked. Et seda ma ei usu ja seda ma ei ole tegelikult ka näinud, kui vaadata nüüd USA nagu poliitikaid. Et üks asi, mida Trumpile pandi nii-öelda õlule ja millega ta ju läks millega ta kandideeris, oli see, et tuleb ära kaotada ja ära hävitada nii-öelda Ameerika kõikvõimalikud välissekkumised ja sõjad. See oli Trumpi üks selge loosung, eks ju. Ja millega ta muidugi alt esimesena kohe läks, oli see, et kahtlemata ka Iisraeli suurel mõjutusel rünnati ikkagi Iraani. Siin teised kommentaatorid on rääkinud sellest, et tehti seda väga niimoodi, kuidas öelda, kiiresti ja ilma mingisugust suurt konflikti algatamata. Aga kui vaadata seda, et kuidas sellele reageerisid mitmed Trumpi pooldanud konservatiivid USA-s, siis väga suur osa Trumpi nii-öelda baasvalijaskonnast ja Trumpi toetajaskonnast oli Trumpi sellisele interventsioonile, mis kahtlemata viidi läbi jällegi Iisraeli nii-öelda lobi korras, oli ikkagi väga-väga kriitiline ja oldi väga-väga pettunud sellises sammus. Ja teine asi, mis oli vägagi jõuliselt Trumpi poliitikas ja lubadustes esil, oli niinimetatud Epsteini failide välja andmine. Vahepeal Trump tegi juba sellise pöörde ära, et ütles, et neid põhimõtteliselt polegi olemas, neid faile, süüdistas kõike, kes tuletasid talle meelde, et Epsteini failid tuleks ikkagi välja anda ja siis nüüd lõpuks natukene niimoodi, nii palju kui ma nüüd aru saan, nuditud kujul tulid need Epsteini failid sealt välja, sellepärast, et esindajate koda võttis vastu konkreetse seaduse muudatuse, millega siis need failid avalikustati. Ja seal on ka nii mõndagi jälle kommenteerida, et vahepeal suutis Trump minna tülli oma väga heade pooldajatega tegelikult, seal oli esindajate koja liige Massi ja siis, kes on selline süstemaatiline sõjavastane olnud kogu aeg, pidevalt kogu aeg rääkinud selle vastu, et USA võiks sekkuda kõikvõimalikel rahvusvahelistel areenidel ja siis Taylor Greene, üks tõeline Trumpi pooldaja esindajate kojas samuti, kellega Trump siis läks niimoodi väga, väga karmilt tülli, kuna nad ei pooldanud esiteks tema seda suurt paketti, nii-öelda maksupaketti, Big Beautiful Bill ja siis ei pooldanud Iraani rünnakut ja nõudsid pidevalt kogu aeg, et Epsteini failid tuleb välja anda. Ja kui Trump tuli välja ideega, et vabandust, mis Epsteini failid üldse vahepeal, siis täpselt samamoodi väga paljude kulmud ikkagi kerkisid ja ütlesid, et nüüd on küll midagi tehtud sellist, millega Trumpi baasvalijat Trump on oma baasvalijat tõsiselt alt vedanud. Ja siin on palju punkte, mis juba ära mainisid ja kõik tähelepanu väärivad loomulikult. Aga teatud punktide osas ei ole võimalik isegi vaielda midagi, et kui ikkagi Trump tuli võimule toetudes ühele baaslubadusele, et eks ole Epsteini failid avalikustatakse ja selle kaudu hakatakse paljastama seda võrgustikku, mille kaudu poliitikuid manipuleeritakse, siis võimule tulles seisad sellele vastu jõuliselt, eks ole, ja siis kui avaldamiseks läheb, siis on 10 lehekülgede kaupa selle kinni kaetud teksti, eks ole, mis tegelikult muudab kogu avalikustamise mõttetuks ja nii edasi. Siis selge on see, eks ole, et antud lubadus ja sellele järgnenud teod ei lähe kokku. Teine näide, eks, et ta lõpetab Ukraina sõja 24 tunniga. Kuulus teada, eks. Reaalsus on see, et aasta on möödas ja Ukraina sõda käib endiselt edasi ja pole see midagi lõpetatud. Ja kui keegi ütleb, et aga see oligi võib-olla retooriline ja tegelikult 24 tunniga ei saagi seda ju lõpetada, siis mina väidan, et see saaks küll, kui tahtmist oleks. Piisaks täiesti avalikust kinnitusest, et NATO laienemise
püüdlused lõpetatakse ära, garanteeritult ei laiene NATO ei Ukrainasse, Gruusiasse ega ühtegi teise riiki ja olemasolevates NATO riikidesse ei paigatada relvasüsteeme, ameeriklaste relvasüsteeme, mis kujutavad endast strateegilist julgeolekuohtu Venemaale, pluss lõpetada lihtsalt ära osalus Ukraina sõjas. Eks, et see on ju teada, eks New York Timeski on avaldanud siin aasta jooksul artikleid, põhjalikke artikleid, mis näitavad seda, et ilma Ameerika armee ja luure aktiivse osaluseta Ukraina sõjas olekski see sõda ammu lõppenud, eks. Wiesbadeni baasis, eks ole, töötavad sajad, kui mitte tuhanded Ameerika armee esindajad, kes igapäevaselt korraldavad Ukraina armee juhtidega koordineerivaid koosolekuid ja luureinfole tuginedes, kus on venelaste relvaüksused, süsteemid, millised on nõrkused, kus saaks rünnata, kus kavandatakse teisi rünnakuid, milliseid relvasüsteeme kasutada, et rünnata mingiseid kohti. Kõik see on ameeriklaste planeeritud ja ettesõrtud informatsiooni. Nii et ma ütlen veel kord, et piisaks ainuüksi aktiivse osaluse lõpetamisest ja seda olekski lõpetatud. Aga seda ei ole tehtud, nii et see on teine näide. Ja võib-olla kõige põhimõttelisem küsimus, mis on Ameerikas ka ju suuri rebestusi tekitanud, see mööda minnes juba seda puudutasid ka, on see, et põhiloosung, millega Trump ju võimule tuli, oli America first. Eks see, et Ameerika esikohale või enne kõike või kuidas iganes seda tõlgintakse. Ja reaalsus on see, et selles osas ei ole mitte midagi muutunud, ikkagi on Israel first. Ja see on olnud ju Ameerika Ühendriikide välispoliitika ja nii-öelda julgeolekupoliitika põhiprobleem aastakümneid. Ja siin on see koht, kus peaks midagi päriselt muutuma, et me saaksime rääkida tõsisest Ameerika Ühendriikide kursimuudatusest. Tõsisest kursimuudatusest me saaksime rääkida ka siis, kui näiteks likvideeritakse CIA, mida president Kennedy juba üritas likvideerida viisil, mille tagajärjeks oli tema enda likvideerimine muidugi. Kui üritatakse föderaalreservi likvideerida, mida samuti Kennedy üritas likvideerida, eks selle, kui üritatakse päitseid pähe panna Iisraeli lobile, mida samuti president Kennedy üritas teha. Et siin me saaksime rääkida päris kursimuutustest, aga selles osas me muidugi mitte midagi ei näe. Ja faktid on jällegi kõnekad siin kohal, et kui vaatad, et millised välisriikide riigipead või valitsusjuhid on Ameerika Ühendriiki külastanud 2025. aastal, siis kas sa tead, mitu korda on Netanyahu külastanud Washingtoni? Ma pakun seal, ma ei tea, vist võib-olla 10 korda. Ei 10 mitte, aga 5 korda. 5 korda. Ühe aasta jooksul. Ja. 5 korda ühe aasta jooksul, et nüüd viimane oligi siin mõned päevad tagasi, eks ole. Ja sinna lisandub Trumpi enda visiit Iisraeli veel oktoobris. Et mitte ükski teine riigipea ei ole käinud nii palju kordi selleks, et käis kevadel mitu korda juba Iisraelis ja tulemuseks oligi, eks ole, Iraani ründamine Ameerika Ühendriikide poolt, eks ole, Iisraeli eest. Samm, mida Charlie Kirk ka teravalt kritiseeris, käies Valges majas ja üritades ümber veenda Trumpi, et seda ei teeks, eks ole, sellepärast, et see lõhestab Trumpi enda toetaja baasi, kes on toetanud teda just nimelt enne kõike tuginedes lubadusele hoiduda välistest sekkumistest, eks ole, keskenduda Ameerikale, mitte viia ellu Iisraeli välispoliitilisi huve. Ja nüüd on jälle Netanyahu Valges majas, eks ole, et ilmselt on jällegi küsimuse all see, et kas peaks siis Iraaniga sõda jätkama. Et esimene voor on tehtud. Nüüd on olnud aega Iisraelil ka uuesti relvastuda, eks ole, oma õhutõrjesüsteeme uuesti korda seada, rakette hankida piisavalt, et olla valmis järgmiseks raundiks. Ma arvan, et on väga tõenäoline, et nüüd oli vestluse all see, et nüüd tuleks järgmised sammud selles osas astuda, et ilmselt seni astutud sammud ei ole Iisraeli vaatest ka veel kaugeltki piisavad, eks ole. Nii et kui sellised asja vaadata, siis mina olen küll väga kaugel sellest öelda, et ma olen tohutult õnnelik sellega, mis siiamaani toimunud on, aga ettevaatlikult optimistlik. Loomulikult ma arvan, et see, mida me näeme, on mingit pidi parem kui see, et kui demokraadid oleks võimul, aga näha nüüd selles mingisugust sellist suurepärast ideaalset poliitilist programmi välja mängitavat, ma arvan, et selleks ei ole küll põhjust. Ja, absoluutselt. Sa puudutasid ühte peamist vastuolu, mis USA's on ja see on nüüd küdemas ja tõeliselt ka konservatiivset leeri ja seda MAGA, Make America Great Again leeri tõsiselt lõhestamas. Ja see on nüüd põhimõtteliselt 2 erineva osa vaheline võitlus. Üks on selline klassikaline neokonlik USA evangelikaanlik
nii-öelda konservatiivne tiib, Iisraeli mille peamiseks loosungiks ongi Israel first. Ehk siis kuigi räägitakse America first, siis praktikas käitutakse niimoodi, et Iisrael on peamine USA poliitika, nii-öelda välispoliitika suunaja. Ja USA on peamine ka Iisraeli poliitika garanteerija oma rahasüstide ja poliitilise mõjuvõimuga loomulikult. Ja siis on nagu tõusnud nüüd välja väga palju neid. Ja Charlie Kirk oli üks nendest, kes hakkas liituma selle teise poolega. Nii, ja siin on meil olles olnud esimese poole aktiivne eeskõneleja. Täpselt, pikalt sellise evangelikaalse ja nii-öelda neokonliku USA eeskõneleja, aga tema käsitlus sellest hakkas murenema ja väidetavalt enne atentaati Netanyahu rahasüstist ka loobus ja seal on nagu mitmeid asju, mis on välja tulnud, et tema suhe kogu selle nii-öelda Israel first poliitikaga hakkas tõsiselt maha käima ja ma lihtsalt pistan selle vahele, et see oli vähetähtis fakt, eks ole, et ta oli üks väheseid väga tuntud arvamusliidritest maga liikumisest, kes läks Valgesse majja ja püüdis Trumpi veenda mitte ründama Iraani. Ja teine väidetavalt oli mitte vähem tuntud Tucker Carlson, kes on võtnud nagu väga selgelt nüüd sellise liini. Tucker Carlsoni positsioonid peaaegu kõikides küsimuses alati on äärmiselt tervemõistuslikud, et Carlson oli see, kes on kõiki USA välissõdu alati siin viimaseid vähedalt. Ta muidugi alguses oli küll, jah, tõsi. Ta oli ju Fox Newsi mees. 2003. aastal, kui Iraaki mindi, siis ta oli täielik toetaja. Ta on selles ka palju kordi avalikult vabandanud. Ma eksisin. Aga ta hiljem võttis väga selgelt kriitilise positsiooni ja peale seda on võtnud väga selgelt nagu süstemaatiliselt kriitilise positsiooni selles osas. Ja Tucker Carlson on üks nendest meestest, kes minu arvates on nagu USA konservatiivse liikumise seas tekitanud tõelise nii-öelda murde. Niimoodi, et tema nüüd avalikult rääkinud sellest, et kuidas on võimalik, et üks väike riik nimega Iisrael dikteerib USA välispoliitilisi otsuseid. Nii, ta on pikalt ja laialt rääkinud sellest ja sellest võiks tegelikult tema neid väljaütlemisi võiks lasta siin pikalt ja kuulata. Aga need on väga head, need on väga täppi. Kui see oleks näidend, mille stsenaariumid see praegu ette loed, siis siinkohal oleks kaldkirjas tekst. Sisenevad Epsteini failid. Täpselt, sisenevad Epsteini failid ja lavale astuvad Epsteini failid. Ja tema on olnud üks nendest, kes on öelnud, et niimoodi ei saa teha, et Epstein on selgelt olnud seotud, seda on öelnud Thomas Massey, seda on öelnud Taylor Green, seda on öelnud väga paljud teised, et Epstein on selgelt olnud seotud Mossadiga, eks ju, see on olnud Mossadi üks selliseid vahendeid, et haarata enda alla kogu USA poliitiline väli, loomulikult demokraadid, aga miks mitte ka vabariiklased, nii võtta nad pihtide vahele, panna nende teatud elundid sahtli vahele, et viia läbi põhimõtteliselt Iisraeli esimesena poliitikat USA's. Nii. Ja ehk siis kompra kogumise ja selle kaudu poliitikute manipuleerimise võrgustik. Absoluutselt. Aga tulles tagasi selle juurde, see on nüüd tõsine nii-öelda veelahe hakanud olema USA konservatiivide juures. Ühed poolt ka Bannon on liitunud sellega, näiteks Steve Bannon ja paljud teised veel, kes on selgelt öelnud, et see poliitika peab nüüd ära lõppema USA's, et meil on Israel first. Ja nüüd ja meil on väga huvitav nagu olukord see, et peale kasvavad noored ja teised, kaasa arvatud just nimelt Charlie Kirki poolt loodud nii-öelda selles organisatsioonis, on väga selgelt meelestatud selle poolt, et USA võtaks nüüd nii-öelda tõeliselt America first positsiooni. Ja selline Israel first evangeelne, neokonservatiivne poliitiline tiib, see on selgelt jäänud, ma arvan, võib-olla isegi selles konservatiivses liikumises, vähemalt nii palju, kui ma vaatan, loen nagu eksi erinevaid feed ja jäänud tõsisesse vähemusse. Et seal on nagu mõned fundamentalistid, Levine ja teised, kes lihtsalt käivad ja vibutavad oma antisemitismi kaarti kõikide osas, kes muuseas kritiseerivad nende enda positsioone, et USA peaks olema Iisraeli kannupoiss.
et ja teised naeravad selle peale, et enam ei lähe läbi see antisemitismi kaart, et sõitke oma antisemitismiga seenele, nii me tahame lihtsalt America first, Ameerika esimesena poliitikat ja teie nii-öelda antisemitismi kaart ei päde. Eelkõige arvestades seda, et näiteks kas või Iisraeli endine peaminister Ehud Olmert on olnud äärmiselt kriitiline Netanyahu režiimi suhtes, eks ju. Ja öelnud, et see on üks kõige tõsisemaid tagasilööke Iisraeli üldse, et Netanyahu on praegu peaminister ja sellist poliitikat seal ajab, eks ju. Aga nii, ma annan sulle sõna üle. Ja jällegi väga palju on siin mida kommenteerida, aga ma olen nõus suga. Ja ma ütlen ka täitsa otse ära, et mina ei kuulu nende konservatiivide hulka, kes arvavad, et igas küsimuses ja täiesti tingimusteta peaks alati Iisraeli toetama tema poliitilistes ambitsioonides, Iisraeli riik. Mina samuti. Ma väga vabandan nüüd, aga lihtsalt ei kuulu. Et ma tean, et Eesti konservatiivide seas on see ka selline standardpositsioon, et me peame kõikides asjades alati toetama Iisraeli ambitsioone. No ma ei jaga seda positsioonilist, on kõik. Ja ma tegelikult ei saa üldse aru ka sellest, et mis asja on üldse kristlastel kuidagi eriliselt nagu Iisraeli ilmaliku riigi taga seista, eks, millel on sellised väga selgelt nagu kommunistlik, sotsialistlikud alged, eks, mis on väga selgelt ateistlike algetega Theodor Herzlist alates. Et seal ei ole mitte midagi pistmist ei kristlusega ega ka meie välispoliitiliste huvidega. Et miks me peame nagu selle taga nagu seisma? Tingimusteta ka olukorras, kus Iisraeli riik paneb toime väga metsikuid asju, eks ole, et see on ka tegelikult olnud 2025. aasta ikkagi selliseid keskseid poliitilisi probleeme, et see, mis Gaza sektoris on toimunud, on olnud ikkagi väga õudne. Et inimestel ei tule sõnadest puudust, et mõista hukka Venemaa sõjategevust Ukrainas ja loomulikult tulebki hukka mõista sõjategevus Ukrainas, aga samal ajal on ainult õigustatud, eks? On ainult õigustatud Iisraeli sõjategevust Gazas, mis on olnud inimohvrite hulka vaadates ja seda õudust ja humanitaarset katastroofi, mis on põhjustades vaadates ikkagi nagu suurusjärkude võrra tõsisem probleem. Eks kui sa vaatad nüüd hukkunud tsiviilisikute hulka, võrdled seda konflikti kestuse ja populatsiooni suurusega, siis me rääme siin nagu erinevusi, mul ei ole praegu need numbrid silme ees, mis on nagu ma ei tea, kas sadadesse kordadesse ulatuvad või vähemalt 10 kordadesse ulatuvad, eks. Nii et seda ei pea lihtsalt niimoodi kriitikavabalt kõrvalt vaatama ja ei tohikski vaadata, et inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod, mis ulatuvad juba genotsiidini, nagu ÜRO kõrged eriesindajad on ütelnud, eks ole, et ei saa, ükski kristlane ei saa sellist asja toetada, et kristlane peab enne kõike olema väljas inimväärikuse eest. Eks seal ei ole niimoodi, et on juutide elud on ühe kaaluga ja siis ma ei tea, moslemite elud on teise kaaluga ja ukrainlaste elud on ühe kaaluga ja etniliste venelaste elud Ida-Ukrainas on teise kaaluga. Me ei saa nagu niimoodi asjadesse suhtuda, eks ole. Et inimene on inimene ja süütu inimese tahtlik tapmine, eriti veel laste tahtlik tapmine, eks ole, valimatu tapmine selleks, et lihtsalt terved linnad ja linnaosad maatasa tõmmata selle loosungi all, et me teostame siin enesekaitset, ma ei tea, inimene peab olema nõrgamõistuslik või siis ikkagi suretatud südametunnistusega, et ütelda, et selline asi on vastuvõetav. Nii et jah, see on nagu see üks pool sellest asjast ja mina ütlen ka, nagu ma alustasin ka oma sõnavõttu, et ma olen täiesti 100% samadel positsioonidel nii antud küsimuses kui ka paljudes muudes küsimustes nagu Tucker Carlson või Candace Owens või Thomas Massey või Marjorie Taylor Greene, keda sa enne ka mainisid, eks ole. Ja see liikumine USA-s järjest kasvab ja lõhestab ka Trumpi toetaja baasi, eks ole. Et kui America first, siis America first. Mitte nii, et tegelikult ikkagi Israel first, eks ole. Kõikides olulistes välispoliitilistes küsimustes. Ja ma arvan, et see lugu on ka tegelikult veel lõpetamata. Candace Owens on üks peamisi, kes ütleb, et Charlie Kirki mõrva asjaolud ei ole ka kaugeltki selged. Sellepärast, et kui Charlie Kirk, kes oli tegelikult noore konservatiivse põlvkonna üks sellised, võib öelda isegi number 1 arvamusliider, eks ole, kelle järgi joondus noorem konservatiivide põlvkond Ameerika Ühendriikides. Kui tema tõepoolest oleks jõudnud ka nüüd oma vaimsetes rännakutes selle positsioonini, et tegelikult ei ole vastuvõetav selline
Israel First positsioon ja ta tegelikult oli liitumas ka katoliku kirikuga, nagu ma aru saan, oma lähedase sõbra Candace Owensi jälgides, siis see oleks võinud mõjutada miljoneid noori ameeriklasi, miljoneid noori konservatiivseid ameeriklasi võtma seda sama positsiooni, mis oleks Iisraelil olnud katastroofiliste tagajärgedega. Kui nad kaotavad Ameerika Ühendriikide sellise kompromissitu toetuse, siis on ka nende kogu poliitiline positsioon põhimõtteliselt langenud kokku, eks. Nii et selle nimel, et seda positsiooni säilitada, ma arvan, et ollakse valmis, on aastakümneid väga palju pingutatud ja väga, väga tõsiseid asju tehtud ja ollakse jätkuvalt valmis tegema. Ja ma arvan, et see lugu vajab ka veel väga palju põhjalikumat süvenemist ja uurimist. Ja kahtlemata vajab ja kogu see asi on tõesti täitsa lõpetamata, et ma arvan, et me alles hakkame nägema seda Israel First versus America First vastuolu Ameerika sisepoliitikas ja eelkõige Ameerika konservatiivide ridades, et see rida, mida siis nüüd nagu maaga tervikuna on ajanud, et põhimõtteliselt Israel First, aga rääkides nagu sellist, kuidas öelda, maaga juttu, nagu sellist konservatiivset juttu sinna kõrvale, siis see enam väga paljude arvates läbi ei lähe. See ei lähe enam läbi USA-s ja siin on nagu mõned noorepõlve kommentaatorid välja tulnud, kellest mõned on suhteliselt, kuidas öelda, terava mõistusega, aga vägagi problemaatiliste seisukohtadega mõnedes osas, nagu näiteks Nick Fuentes, kellel on ikkagi väga arvestatav jälgijaskond USA-s veel, kui kommenteerida siin nagu mingisuguseid kommentaatorid. Ma ei taha nagu tema fenomeni juurde nagu pikalt minna, et Charlie Kirk oli kahtlemata nagu suurem arvamusliider Nick Fuentesest, aga tema on üks nendest meestest, kes on nagu selgelt ja pikalt rääkinud sellest nii-öelda Israel First ja America First erinevusest ja kritiseerinud Iisraeli sekkumist. Loomulikult on ta välja öelnud Tucker Carlsoni intervjuus ka seda, et talle meeldib millegipärast Stalini isik ja nii edasi, et selline, kuidas öelda, skandalist nagu väga paljuski. Et talle meeldib nagu välja tuua nagu skandaalseid asju. Et selles mõttes on teda nagu selles valdkonnas nagu tegelikult raske tõsiselt võtta. Hoopis erinev kaal oli loomulikult Tucker Carlsonil ja Charlie Kirkil, keda võib selles vallas tõesti tõsiselt võtta, kes on väga selgelt oma positsioone väljendanud. Tucker Carlsonit silmas pidades siis eelkõige. Aga nii palju nagu USA-st, et tegelikult kui nüüd tulla tagasi ühe teema juurde. Kas sa lubad korra, ma pistan vahele enne, kui me lähme teise teema juurde? Ei, me tegelikult teise teema juurde ei lähe, et ma proovisin või tahaks veel ühte teemat välja tuua ja selleks oli see, mis mul on nüüd siit juba kahjuks ära läinud, ja selleks oli Vance'i kõne Müncheni turvalisuse konverentsil. Et peab tunnistama, et samas, kui vaadata nagu mingisuguseid tõsiseid häid märke, siis kahtlemata see Müncheni konverentsi kõne, julgeolekukonverentsi kõne, see oli kahtlemata ajalooline, see tuli välja siin 17. veebruaril aasta alguses ja tegelikult mida nagu Vance USA riigidepartemangu nagu esinumbrina niimoodi välja toob, on see, et USA hakkab nüüd kritiseerima ikkagi täiesti avalikult Euroopa Liidu poolset poliitikat ja Euroopa Liidu poolset eelkõige sõnavabaduse mahasurumist. See on nüüd nagu esimene asi, et nüüd ei olda enam samas paadis, nii nagu demokraatlik režiim seal Euroopa komisjoniga, vaid nüüd ollakse hoopis teisel tasandil. Räägitakse siin loomulikult sellest baasist, et mida Euroopa Liit on üritanud teha, eks ju, X-iga ja Elon Muskiga, X-i tsenseerides omaenda kõikvõimalike direktiivide kaudu ja nii-öelda sõnavabaduse mahasurumiste kaudu, aga see on ikkagi minu arust ajalooline küll, et Vance tuleb ja ütleb Euroopale selgelt välja, et te olete nüüd ikkagi väga tõsises nagu probleemis. Esiteks loomulikult oma sõnavabaduse mahasurumisega, nii, aga teiseks loomulikult ka immigratsiooniga.
Ja kui me vaatame seda, et mida Ameerika julgeolekupoliitika praegune dokument, mis hiljuti välja tuli, eks ju, ütleb NATO liitlaste kohta Euroopas on jugi see, et me ei saa enam pikalt NATO liitlastele sellises demograafilises maatriksis enam loota, kui meil tuleb Prantsusmaast välja moslemi riik või Inglismaast välja moslemi riik, et see NATO endised nii-öelda sidemed, need võivad hetkega mureneda, eks ju, kui meil kuskil Inglismaal kehtestatakse kalifaat näiteks. Jah, see Vance'i kõne oli kahtlemata märgiline, oluline ja selle jätkuna sama märgiline oluline on see sama USA julgeolekustrateegia, millele see ka vist osutasid praegu, eks ole, et see on teatud mõttes selle laiendus, edasiarendus, et mõlemad dokumenti tasub lugeda, mõlemad on kättesaadavad vist ka eesti keeles, näiteks tervikuna, see julgeolekustrateegia on eesti keelde tõlgitud, aga ei vist tervikuna ei ole, aga noh, ühesõnaga enamik inimesi oskavadki inglise keelt lugeda, soovitan. Ja noh, võt need dokumendid jällegi osutavad ju muutustele, mis on reaalsed. Eks, et nagu ma alguses ütlesin, et ei saa eitada, et on olnud muutused, küsimus on lihtsalt, kui sügavale me läheme neid muutusid otsides. Ja selle mõttes see hoiak on nüüd küll vägagi erinev võrreldes Bideni aegse administratsiooniga, eks. Et tegelikult on võetud selgelt selline hoiak, et ollakse tõsiselt kriitilised nii sõnavabaduse mahasurumise, usu ja veendumuste vabaduse mahasurumise, kui ka massimigratsioonile uste avamise ja niinimetatud rohepöörde suhtes, eks, kui võtta niisugused suuremad plokid. Et siin on nagu selgelt näha, et on võetud teine hoiak. Ameerika Ühendriigid on ise põhimõtteliselt pööranud selga sellele rohepöördele, niinimetatud rohepöördele, millel on rohepöördega muidugi mingit pistmist, tegemist on pigem loodust laastava programmiga, varade ümberjagamise programmiga ja samamoodi on võetud väga tõrjuv hoiak massilise immigratsiooni suhtes ja on võetud tõrjuv hoiak ka sellise sõnavabaduse mahasurumise suhtes. Ja sama hoiakut on peegeldatud nüüd ka Euroopasse. Ja selles osas on neile täiesti õigus. See on nüüd selline jutt, mida tegelikult konservatiivid Euroopas on ju rääkinud pikka aega, et kõik need asjad on valed ja vastuvõetamatud. Tore oleks muidugi näha, kui Ameerika konservatiivid võtaksid ka moraalsetes küsimustes sellise hoiaku, eks ole. Et noh, kuna nüüd tulime meie võimule, siis me taastame abielu tõelise tähenduse, aga näed, siin me jõuame juba sinna piirini, kus me enam ei leia muutusid, eks ole, jõuame piisavalt sügavale. Et Trumpi administratsioon loomulikult pole teinud ka mitte midagi selleks, et taastada abielu tõelist tähendust, vastupidi. Ma olen kuulnud, et Trumpi enne seal Mar-a-Lago residentsis seda üüritakse välja muuhulgas homopulmade korraldamiseks, nii et noh, kui makstakse, siis miks mitte, äri ei küsi, kas see on muuseas väga huvitav tasand USA konservatiivide puhul ja mitmed katoliiklased on seda USA's kommenteerinud, et see tundub nüüd olevat USA konservatiivses liikumises justkui juba tehtud asi mida ei võeta enam sahtlist välja. Ja. Et noh, tegelikult juba aastal 2016 kõik oli näha, kuidas oli mitmeid nii-öelda homoseksualiste, kes pooldasid Trumpi ja isegi nagu osa homoliikumist läks Trumpi taha. Nii et selles mõttes see oleks justkui juba nagu Kalevi alla pühitud asi ja seda nagu üles ei võeta, et ja, see on oluline märk. No, see on muidugi teema, millest me oleme palju rääkinud, millest tuleb ikka jälle rääkida, aga see tõstatab uuesti küsimuse sellest, et mida siis ikka konservatiiviks olemine tähendab, kui see ei tähenda enam seismist nagu loomuseaduslike baaspõhimõtete eest, nagu see nagu abielu tõeline tähendus. Aga kuhu ma oma mõttejärjega jäingi, sa rääkisid sellest Vance'i kõnest ja sõnavabadusest. Ja? Ei, no ma lihtsalt ütlen, reaalsed muudatused. Naljakas on vaadata, enne kui ma ütlen, mida naljakas vaadata, tuleb muidugi nentida, et Euroopas on nende asjadega väga tõsised probleemid. See on reaalsuseks. Kui me vaatame sõnavabaduse olukorda, näiteks ma ei tea, Ühendkuningriigis praegu, see on nagu täielik katastroof. No. Lihtsalt inimesed saavad karistada selle eest, et ma ei tea, palvetavad vaikselt abordikliiniku ees, eks ole, ei ole ühtegi sõnagi ütelnud. Siis kui politsei küsib, et kas te mõtteis palvetasite, siis siin ei ole lubatud palvetada. Ja noh, võib-olla mõttes palvetasin, et ma ei hakka teile ütlema. Nii palun tulge meiega jaoskonda. No see ei ole, see on üle mõistus, eks ole, või inimene istub reaalselt vanglas selle eest, et ta ei ole nõus õpetajani, et ta ei ole nõus kasutama mingi õpilase suhtes mingisuguseid neid asesõnu. See on nüüd Iirimaa kaasus. Ei, no aga Inglismaal on samasugused probleemid, eks ole, ühed samad probleemid mõlemal pool.
nii et noh, me oleme jõudnud ikkagi täiesti kohutavasse olukorda ja selles mõttes see kriitika on põhjendatud. Aga mis ma ütlesin, mis ma hakkasin enne ütlema, et on naljakas vaadata, on see, et mida siis Eestis tehakse. Et nagu mitte midagi pole nagu aru saadud. Vaatad, Vance ütleb, meil ei ole ühiseid väärtusi nendega, kes näiteks suruvad maha usuvabadusteni. Eestis läbi aasta toimunud selline süstemaatiline suurima usuühenduse, usuvabaduse räige mahasurumine, eks ole. Vägistamine niimoodi, et te kas vaatate ümber oma kanoonilised sidemed, nii nagu me nõuame või me ähvardame teid sundlõpetamisega. Eesti suurimale kirikule ja kloostrile öeldakse lihtsalt nagu otse näkku niimoodi. Ja parlament nagu rammib läbi. President ütleb, kuulge, see on ju usuvabadusega vastuolus. Ei huvita, rammime uuesti läbi, läheb. Ja samal ajal Vance peab Münchenis kõne, et meil ei ole ühiseid väärtusi nende Euroopa riikidega, kes suruvad maha meie baasväärtusi, nagu usuvabadus. Paneme edasi. Samal ajal räägid ikka seda juttu, et Ameerika Ühendriigid on meie suurim julgeoleku tagatis ja liitlane. Ei huvita, mida nemad ütlevad selle kohta, et nende jaoks on ühised väärtused ikkagi olulised, kui me räägime ühisest kaitsest. Või sõnavabadus. Et kui Vance tuleb Münchenisse, ütleb, et meie tuumikväärtuseks on sõnavabadus, siis mis meie näeme? Pakosta tuleb, eks ole, saadab valitsuses kooskõlastusringile uuesti ikkagi nagu sõnavabaduse koomale tõmbamise, sõnavabaduse piiride jõulise koomale tõmbamise projekti, ehk siis niinimetatud vaenukõne kriminaliseerimise laiendamise, eks ole. No ma ei tea, tekib küsimus, et kas te siis otsite ühised väärtused Ameerika Ühendriikidega või ei otsi? Tundub, et ei otsi, et ikka pannakse edasi nende niinimetatud euroväärtuste all, eks ole, mis on kõike muud kui vabale ühiskonnale omased. Nii et ma ei oska öelda, et millise kohaga need inimesed mõtlevad või mida nad teevad. Mina sellest nagu lõpuni aru ei saa, aga vastuoluline on see igal juhul. No Vance tegelikult ütleb seal Müncheni konverentsil välja ühe asja, mis on kõige sügavamalt antiteetiline praegusele Euroopa Liidu režiimile ja mitmete liiduvabariikide juhtkondade jutupunktidele, mida nad edastavad, kaasa arvatud Eesti valitsuse jutupunktidele. Ja see ütleb seda, et Euroopa suurim oht ei ole Venemaa. Euroopa suurim oht ei ole Venemaa, vaid Euroopa suurim oht on teatavas mõttes väär Euroopa ise. See on türanlik sõnavabaduse piiramine ja massi sisseränne, mida kogu see Euroopa Liidu vääreliit on aastakümneid siin edendanud. Nii. Venemaa ei ole teie suurim oht. Nii. Ja see on nüüd selline, kuidas öelda, tänase orwelliku Euroopa dogmade üks peamiseid, kuidas öelda, põrmu paiskamisi üldse. Sest kui me vaatame, kuidas Euroopa käitub, eks ju, ja kuidas käitub Eesti, siis peamiseks süüdlaseks ja ainsaks süüdlaseks tegelikult kõikidele oma probleemidele nähakse loomulikult Putinit, Venemaad. Nii, see on nüüd see, mis on põhjustanud kõik Euroopa hädad, olles ise reaalselt põhjustanud need hädad loomulikult, nii nagu Euroopa liiduvabariikide ülene valitsus, Euroopa Komisjon on seda teinud. Nii. Ja siin on selles mõttes nagu väga, väga suur retooriline muudatus küll, et see on väga huvitav. Et tõsi, et USA ei ole täielikult välja tulnud Ukraina konfliktist, kuigi on väidetud, et on tuldud ja raha enam ei anta, nii edasi, kuidas ei anta, kui põhimõtteliselt kogu luureabi ja sõjaväeline abi käib edasi seal. Ja ilmselt ei ole piisavalt selgelt veel pandud piiri sellele, miks see sõda tegelikult algas. Ehk siis NATO laienemise lubaduse äravõtmine sealt Ukrainast. Mida siis on mõningal määral teatas mõttes ka tehtud, et on öeldud, et Ukraina NATOsse ei saa ja seda on isegi mingil viisil korranud, ma ei tea, kas oma meeltesegaduse hetkes või mingil muul ajal meie Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas on öelnud ühel hetkel, et ilmselt ikkagi Ukraina NATOsse ei saa. Aga tõepoolest, nüüd sellise punktiga, eks ju, et tullakse ja öeldakse välja, et põhimõtteliselt Euroopa kõige suuremaks probleemiks on Euroopa praegune juhtkond ja mitte Venemaa. Vaat see on nüüd väga tõsine muudatus. No aga Euroopa poliitiline juhtkond ongi ju täielik katastroof. Absoluutselt on. No, jah, ega mina ei häbene ka seda välja, mina arvan, et Eesti suurimaks probleemiks ei ole Venemaa.
et see on muidugi selline seisukoht, mille pärast ma siin olen jälle viimasel ajal mitmeid tapmisähvardusi saanud ja muud sellist, aga ma ei jää ennast välja öelda, ma arvan, et see on vale, mida meile pidevalt sisendatakse. No et oleks väga selge, siis mina täpselt samamoodi olen korduvalt seda väljendanud, et Eesti suurimaks probleemiks ei ole Venemaa, vaid Eesti suurimaks probleemiks on meie enda praegune valitsus, mis põhimõtteliselt on asehaldurite valitsus ja täidab Euroopa ja globalistliku süvariigi vajadusi siin. Jah, kui me vaatame kasvõi seda olukorda, eks ole, me paneme nüüd siin Ameerika Ühendriikide nõudmisel, nagu see juunikuus Haagis sai vormistatud, eks ole, 5,5% SKT-st nii-öelda kaitsekulutustesse, inimesed väga sageli ei mõista, et see on üle 10% riigi eelarvest. Aga samal ajal me oleme olukorras, kus me näeme iga aasta uusi negatiivseid sündimusrekordeid, eks? Et sel aastal nüüd langeb sündide arv juba kusagile 9000 piirimail, eks? 9600 oli eelmisel aastal see sündide arv. Nüüd sel aastal ta tuleb ilmselt kuskil 9300, 9200. Ma arvan, et prognoosida võib sellisel viisil, ma siin üks päev arvutasin seda, et kui võtta senise 11 kuu keskmine ja lisada siis ka detsembrikuu sünnide arv, sinna tuleb umbes 9200, 9300. Kusjuures mul ei ole seda pilti praegusel hetkel ees, aga ma ei tea, ma ükspäev vaatasin, kui ma seda uudist lugesin, mille sinagi siin praegu lahti tegid. Kui ma seda ükspäev lugesin, siis ma võtsin lahti Statistikaameti kodulehekülje, natukene vaatasin sealt informatsiooni ja leidsin huvitava asja. Ma vaatan, kas mul on see siin kuskil Facebookis kiiresti leitav, ma tegin selle graafiku ka. Ei, ma vist ei leia nii kiiresti. Ühesõnaga, ma ei saa praegu öelda, sest mul ei ole numbrit ees, aga ma vaatasin, et palju sündis eelmisel aastal lapsi, mitte lihtsalt Eestis, mis on siis 9600, vaid vanematele, kellest mõlemad olid eestlased. Siis kas sa tead, palju see number oli? Ei tea. Ja jällegi, ma kahjuks ei leia nii kiiresti seda numbrit siit üles, aga see oli kusagil 6500. Alla 7000 igal juhul. Nii et see number tuleks ka siia kõrvale panna. Meil on olnud viimastel aastatel oleks massiivne sisseränne Ukrainast. Paljud nendest 9600 lapsest, kes siin on sündinud, on nüüd see ukrainlased. Ja siis on venelased ja muudest rahvustest inimesed, eks ole. Aga Eesti vanematele, nii et mõlemad vanemad on eestlased, neid on 6500. Ja see number on ikkagi väga tõsine. Ja nüüd ongi see, eks ole, et me võime ju panna ka 5%, 10% SKT-st kaitsekulutustesse suunata selle Iisraeli relvatööstusele ja USA relvatööstusele ja Korea relvatööstusele ja mujale, eks ole, Saksamaa relvatööstusele. Aga rahvas sureb välja sinna kõrvale. Ja selle ei ole raha meil, ERSO orkestrantidele maksta, teatrit paneme kinni, koolid, maakoolid paneme kinni, eks. Igatepidi rahvas hääbub, pensionite maksmiseks pole raha, tervishoiuteenuste eest asumiseks pole raha, sellepärast rahvastik vananeb kogu aeg, neid inimesi, kes vajavad abi, on järjest rohkem, neid inimesi, kes maksavad makse, millest siis vanemaid inimesed abistada on järjest vähem. Ja tegelikult vaadates ka seda, kui õhuke meie populatsiooni kihti üldse on, juba eesti keeles kõnelevaid inimesi on circa 900 000, eks ole, alla 900 000 juba, vist emakeelena eesti keelt kõnelevaid inimesi on alla 900 000 jäänud ja sündimus on selline, et 1,1 last fertiilses eas naise kohta populatsiooni taseme säilitamiseks oleks tarvis 2,1, eks. Siis see on katastroofi stsenaarium, katastroofi kurss ja meil on valitsus, mis mitte ainult ei oma mitte mingisugust rahvastikupoliitikat, mis võiks aidata probleemi ületada või leevendada, vaid mille poolt elluviidav poliitika ainult süvendab probleemi. Eks, et kelle või mille jaoks me seda riiki siis üleüldse kaitseme, kui see rahvas, keel ja kultuur, mille püsima jäämise tagamiseks see riik üleüldse mõeldud on, hääbub. See on kõige olulisem probleem, mille sa praegu välja tõid ja ma tegelikult tahtsin ka selle probleemi juurde tulla siin, et kui me räägime nüüd siin ikkagi Eesti edasikestmisest ja nendest tendentsidest, mis viimastel aastatel, kaasa arvatud 2025. aastal on aset leidnud, siis see tendents, et meil aasta järel sünnib vähem eestlasi siia, nii, see on väga oluline, mida sa välja tõid. Eestlasi sünnib vähem siia, mitte, ma ei tea, sisserännanud, ma ei tea, ukrainlasi või mingeid muid inimesi, kellest eestlasi kunagi ei saa, vaid mõlema vanema, Eesti vanema poolt sünnitatud, viljastatud eestlasi, nii, kes idee poolest kannavad edasi, peaksid kandma edasi Eesti kultuuri, nii keelt,
ja Eesti riiki, nii, et see on nagu peamine küsimus praegu, see peaks olema peamine küsimus, mis on Eesti, kuidas siis öelda, Eesti valitsuse, Eesti mõttekodade, Eesti kogu riigi üheks peamiseks lahendusküsimuseks. Kuidas nüüd garanteerida seda, et me sellest august nüüd välja tuleme? Nii. Aga nagu sa ka ise mainisid siin, loomulikult meil midagi sellist ei ole. Me räägime siin, ma ei tea, 10% nii-öelda eelarvest, mis läheb 10% läheb riigikaitsesse ja me ei küsi seda, mille nimel me seda riiki siis üldse kaitseme. Kelle jaoks me seda riiki üldse kaitseme, kui meil tegelikult ei ole siin enam varsti eestlasi, kui me tegelikult rahvana sureme välja ja meid ei sünni piisavalt palju. Et see on nüüd aamen kirikus peaks olema see probleem siin Eesti Vabariigis. Ja kuivõrd vähe sellele tähelepanu pööratakse. Ma loodan, et ma leian selle varsti üles selle artikli, aga ühel hetkel ütles muuseas Eesti rahvusmõtte auhinna pälvinud Ene-Margit Tiit välja sellise lause, et meid tegelikult ei peagi olema palju. Nii, tema on nüüd olnud pikalt laialt see, kes on tegelenud rahvastiku küsimustega ja oma elu õhtul tuleb see teenekas rahvastiku küsimuste arendaja siin Eestis veel välja ideega, et tegelikult ei peagi meid olema väga palju. Ehk siis selline kestlik kahanemine ongi saanud uueks Eesti eesmärgiks ja me võimegi siin rahulikult niimoodi vaikselt välja surra. Ja mina pean tunnistama, et see on minu jaoks nagu kõige suurem müsteerium Eesti rahva või igasuguse rahva juures üldse, et kui ta vaatab pealt oma välja suremist ja on võimetu reageerima sellele adekvaatselt. Nii, et ta ei ole võimeline võtma mingeid meetmeid, et ta ei ole võimeline isegi endale tunnistama seda, et asi on tõsine. Nii. Et me oleme põhimõtteliselt välja suremasi. Ja see ei ole nagu küsimus, eks selles... Aga ma lihtsalt lisan sulle vahele, mitte ainult see, et sa ei võta meetmeid, vaid see vastupidi. Aga seadustame homoabielu näiteks. Ja sa teed veel vastupidi. Ja hakkame koolis transsoolisust propageerima. Võtame vastu riikliku homoseksualismi edendamise 5-aastaku plaani. Kõikides Eesti nii-öelda erinevates ministeeriumides. Hakkame edendama seda ja hakkame edendama sooideoloogiat. Hakkame koolitama selles valdkonnas, ma ei tea, tervishoiuspetsialiste, õpetajaid, paneme haridusministeeriumile eesmärgiks eelkõige, ma ei tea, inimese õpetuses ja igal pool kogu seda homoseksualismi propagandat edendada. Ja see on tegelikult küsimus, mille juurde ma tahtsin välja tulla. Et kuigi meil nüüd sünnib siin, eks ju, ma ei tea, 6000 eestlast aastas, väidetavat eestlast aastas, siis praeguse kultuuri juures ka see ei tähenda mitte midagi. Sellepärast, et selles globalistlikus supis, mille need inimesed omaks võtavad, sellel hetkel, kui nad saavad juba nagu oma enda perekonna, võib-olla perekonna rajajateks, on nad niivõrd ära võõrutatud sellest, mida me tegelikult arvame olevat eesti keel, kultuur ja Eesti riigi aluseks olevad nagu põhimõtted. Nii, et tegelikult ei ole vahet isegi, kas suurem osa nendest eestlastest on enam eestlased või mitte, selles tohutus globalistlikus kultuurilises supis, mida neile ka koolis, kaasa arvatud riiklike programmide kaudu peale surutakse. Ja noh, mis ma ütlen, kas sa näed oma arvutist ka sõnumeid, mis ma sulle saadan või näe? Ma ei saa praegu, ma kommitsesin, kas ma leian kotis selle jublaka, millega ma saan telefoni arvuti ühendada. Ja, näen. Aga ma ei leidnud praegu ja sellepärast ma ei saanud panna ekraanile, et näidata, aga äkki sa saad ise avada need 2 pilti korraks. Et esimene pilt räägib siis sellest, millele ma osutasin, eks ole, et kui sa teed see suureks, jah, näed, siin on see number esile toodud. Et kui 1989. aastal sündis Eesti vanematega peredes lapsi ligemale 15 000, siis praeguseks on jõudnud 6349 piirile. Noh, kukkumine
mis ta teeb siis 2,5 korda rohkem natukene. Nii, ja üleüldse 89. aastal sündis Eestis vist mingi 25 000 last, 2010. aastal minu teada sündis kuskil 15 000 last ja praegu siis sünnib ligemale 9 000 last, eks. See on see, kuidas reaalselt siis nagu populatsioon väheneb. Ja kui sa nüüd paned selle teise pildi, ma ei ole neid numbreid üle kontrollinud, aga ma kusagilt nägin hiljuti seda pilti, ma leidsin selle kiiresti üles. Võib-olla peaks seda kontrollima. Aga vaata, kui huvitav pilt, sulle endal huvitav vaadata. Et kui me paneme selle nüüd korraks ekraanile, siis me näeme, et 1927. aastal oli Kreeka rahvaarv 6 miljonit ja Türgil 14 miljonit. 60. aastal Kreekal 8 miljonit, Türgil juba 28 miljonit. 2000. aastal, 40 aastat hiljem, Kreekal 11 miljonit on siis tõusnud, eks ole, näed, 40 aastaga 3 miljonit, Türgil samal ajal 28 miljonil 68 miljonile. Ja nüüd 2024. aastal Kreeka rahvaarv on selle aega võrreldes 1 miljoni langenud 10 miljonile ja Türgi on jõudnud 86 miljonile. Ehk siis me vaatame perioodi, mis on circa 100 aastat ja Türgi, ma ütlen, peaks üle kontrollima need numbrid, on väidetavalt siis tõusnud 14 miljonilt 86 miljonile. Ja eeldusel, et need numbrid vastavad tõele, võiks olla mõttekoht ka Eesti rahvale. Ei ole nii, et me oleme kuidagi, nagu Ilves ütles, peame leppima kestliku kahanemisega ja et midagi pole teha, et me olemegi väike ja väeti ja meil ei olegi midagi siin parata ja et ajad on sellised ja kõik need. Oota, aga kõrval on teised rahvad, kes on suutnud 100 aastaga, mis see teeb siis, ma ei oska nii kiiresti peast arvutada. Mis see teeb siis, ütleme 6 kordistada. 100 aastaga 6 kordistada oma rahvaarvu. Eesti puhul tähendaks seda, et 1 200 000 pealt 7 miljoni peale. Eks? Ja tegelikult see on võimalik. Näed, on võimalik, ka täna on võimalik see. Kui me võtame sellise hoiaku, me tahame päriselt rahvana suureks saada, mitte välja surra, püsima jääda, siis tuleb lõpetada ära see halisemine ja soigumine siin. Ja hirmukrampides niimoodi nagu loote asendis halisemine kuskil nurgas on, et Putin ja Venemaa. Selle asemel hakka elama, eks ole, mõtle, mis su prioriteedid päriselt on. Hakka praktiseerima diplomaatiat, eks ole, seisa oma huvide eest, loo eeldusi oma perekondadele, oma noortele inimestele, et nad saaksid rohkem lapsi, eks ole. Vaata, mis on need probleemid, mille tõttu ei saada, hakka looma soodustusi. Ütleme, me olemegi nüüd selline riik, kus põhieesmärgiks on see, et oleks hea elada lastega peredel, näiteks mitte kellelgi teisel, eks ole. Kõigi teistel ei pea olema hea elada siin riigis, aga lastega peredel peab olema hea elada. Vastasel juhul me sureme välja rahvana lihtsalt, eks. Hakka langetama neid otsuseid ja saadki suureks, eks. Ei ole mitte midagi paratamatut siin. Ja ma ütlen sinna kõrvale, jällegi mul ei ole võimalik seda ekraanile panna, aga saad sa korra teha lahti ERR-i portaali. Ma ei tea, kas sa nägid, kui sa lugesid täna hommikul uudiseid, siis sa ilmselt märkasid ise ka seda uudist. Teeme lahti kohe. Jah, natuke läheb aega selle minu... Ja vaata, lähen see Kaupo Rosin, vaata, näed, vajuta see lahti korraks, jah. Kõrval on selline lihtsalt pealkirjaks. Välisluureameti peadirektor ütleb, et Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki. Oota, aga Kogu aeg räägid. Me oleme pannud tõstud kõikides sõdades, oleme käinud, kuhu ameeriklased on läinud Afganistanis, Iraagis, kuhu aga vaja on minna, ja alati oleme läinud, mitte mingit põhjust pole olnud. Sellepärast, et me peame kogu aeg oma truudust ja ustavust näitama, sest et vastasel juhul meid ei kaitsta Venemaa rünnaku eest, eks ole. Siis me oleme tõstnud kaitsekulutused 2%-ni eeskujulikult olukorras, kus teised seda ei teinud, panustasid hoopis muudesse asjadesse oma maksumaksjate raha. Siis esimesena tõstsime 5%-le, siis 5,5%, nüüd räägime juba, et tõstaks 6-7%, eks, võib-olla 10% SKT-st, eks. Kõik on olnud sellest kantuna, eks, et Venemaa tahab ju kogu aeg meile kallale tungida. Ja nüüd järsku, oota, aga ei olegi siis praegu nagu kavatsust Eestile kallale tungida. Ja siis vastatakse muidugi, hetkel, võtmesõna on siin hetkel, eks ole. Aga siis, kui küsid, et aga vabandust, et kus need faktid on, millest nähtuks, et tal üldse on mingisugune hirmus kavatsus Eestile kallale tungida. Kuule, seda ju kõik teavad, see on ju selge, eks ole, et mis jutt see selline on. Ei, ma saan aru jah, et narratiiv on selline, aga millised faktid näitavad seda, et on nagu hirmus soov Balti riikidele kallale tungida.
Ja siis on niimoodi, et ei no sinuga putinisti närakas, mul ei ole midagi rääkida, et sinusugusel tuleks kõri läbi lõigata ja soolikad välja lasta, et siin pole midagi teha, eks ole. Ja ongi diskussioon lõppenud, eks ole. Ja jätkuvalt ikkagi, jälle, palju nüüd oli, tõstsime ühel aastal tõstsime riigikaitsekulutusi, ma võin nüüd eksida, aga minu meelest oli suurusjärk 800 miljonit eurot. 800 miljonit eurot ühe aastaga kaitsekulutuste tõuseks. Kokku on kaitsekulutuste vist umbes 1,5 miljardit meil aastas praegu. Ja jäävad sellele samale tasemele veel ette nähtavas tulevikus, eks ole. Riigieelarve on sügavas miinuses, nii sügavas miinuses, kui vähekenegi olla võib, eks, 4,5% SKT-st. 2030. aastal maksame juba ainuüksi laenu intresse 500 miljardit eurot aastas. Ja nii ta läheb. Ja samal ajal oma enda rahvas sureb välja, eks. Ja kui sa midagi ütled, kuulge, aga see on ju mõistusevastane programm, me suretame ju ise välja ennast. Ise suretame välja, viime ellu veel samal ajal niinimetatud rohepööret, millega viime elektrihinnad hästi kõrgeks, saadame siit kogu tootva tööstuse minema, eks ole, suretame sellega oma majanduslikku elujõudu. No sellist Putini narratiivi ma ei talu lihtsalt, et mul läheb kops üle maksa, et mul on ka kuskil piir, eks ole, öeldakse selle vastu selle peale, et vait koer, eks. Ja see on väga oluline. Ja no siis ongi niimoodi, et aga siis mis seal ikka, et head väljasuremist ja viimane kustuta, kui siis tuli ära ja kestlik kahanemine, nagu Ilves ütles, ongi see ainuke mõeldav asi. Kuidas võimalikult palutult rahvale veel eutanaasia ära teha ja ongi kõik. Siin on mitu asja, mida tegelikult tasuks esile tuua ja kommenteerida, et esimese asjana mina ütlen ka, et ma olen korduvalt rääkinud sellest, et kogu see Eesti selline ametlik ideoloogia on olnud see, et me korrutame endale kogu aeg, et me oleme väike rahvas. Et me justkui ei saagi üle sellest, et me oleme väike rahvas. Et me ei tohigi mõelda sellisel viisil, et meist võiks ka kunagi saada näiteks suur rahvas. Võimatu. Ei, et me ei saagi seda teha. Me olemegi väike, me oleme armetu, me oleme pisikene. Me tahame ainult väikest pisikest asja. Ja see on sellise suure meelsuse puudumine. Nii, selle asemel, et tõesti, nagu sägi ütlesid, hakkame elama, teeme omale ilusad, suured, armastavad perekonnad, kus on, ma ei tea, 5, 6, 7, 8 last igas perekonnas. Kuule, iga vanema asemel 2 last ja ongi rahvas kahekordistada. Ja juba on, just. Aga loome veel sellise kultuuri, kus perekond on tõesti ilusti esindatud, kus mitte ühtegi last ei aborteerita ära, kus mitte ühtegi last ei tapeta ema üsas ära, kus see on anateema, kus sellist kultuuri ei vaadatakse, et see on õudus. Nii, teeme sellise ühiskonna. Nii, vaatame kuidas oleks võimalikult hästi ja hea elada. Vaadata, et laps on eelkõige mitte mingi lisasuu ja mitte mingi lisakohustus, vaid mida ta tegelikult kahtlemata on, loomulikult. Aga eelkõige väärtus, eelkõige lõpmatu väärtus siin ühiskonnas. Nii, et selliselt mõelda. Elu on see, mis ongi see ongi see, mille nimel me elame, eks ju. Nii, aga ei, me taame siin vaikselt aborteerime ära siiamaani veel kuskil 3000 kuni 4000 last aastas, tapame ema üsas ära, nii, ja siis korrutame endale pidevalt kogu aeg, et meid ei peagi olema palju. Me olemegi selline väiksed, pisikesed, närused inimesed siin. Ja see on jube nagu selline, kuidas öelda, vaimne kramp, mis eestlastel on siiamaani. Ja kuna samal ajal kogu raha suunatakse militaarsektorisse, sõjatööstusele ja mujale, siis sinu poolt tabavalt akadeemik Tsahhnaks tituleeritud isik teeb ettepaneku, eks ole, teeme referendumi eutanaasia seadustamiseks. Kuna meil enam ressursse vanainimeste ülalpidamiseks tegelikult ju ei ole ette nähtavast tulevikus, see on ju näha, eks ole, kogu raha läheb sinna, siis midagi tuleb teha nende inimeste. Tuleb pakkuda võimalus väärikalt lahkuda. See ongi siis see hingelt ja ka arvult suureks saamise programm meil. Aga sellega seoses muuseas sa rääksid ka seda, aga vähemalt on Pika Hermanni tornis sinimust valge, see on hea asi. Ja, et Varro Vooglaid ei ole veel seda sinimust valget sealt ära võtnud. Jubedalt tahaks, aga ei ole veel ära võtnud sealt. Mina olen andnud parlamendi menetluse eelnõu, et oleks ainult Eesti lipud kõigil riigiasutustel. Ma tahaks näha, kas akadeemik Tsahkna ja tema sõbrad ka seda toetavad. Täpselt. Et, aga üks asi on veel, mida kommenteerida. Ja see on,
Neid on palju muidugi. Aga see, mida nüüd Kaupo Rosin ütleb ja mida siin rääkida nii-öelda sellest pidevast Vene ohust, mida meile on riiklikul tasandil kaela söödetud, tehtud selliseks riiklikuks ideoloogiaks see, et meil on Vene oht. Kuule, aga ma korra küsin vahele, kas sulle tundub, et Rosin edastab siin Kremli jutupunkti? Mulle tundub, et võib edastada. Nii, et meil on riiklik narratiiv on see, et meil on Vene oht. Ja just kui, vaata, kui sina ei tunnista seda Vene ohtu või räägid sellele vastu või küsid mingisuguseid argumente sellele, et kus on need argumendid, millele toetudes te väidate, et meil on Vene oht. Nii, siis reaktsioon on selline, nagu sa ütled, eks ju. Ja ma mõtlesin, et tegelikult kommenteerida seda ka nagu lähemalt natukene, aga ma mainin selle ära siin. Teine aspekt on see, et kui sa paned tähele nii Kapo kui Välisluureameti erinevad aastakirjad tulevad välja. Ja kogu aeg räägitakse seda, et meil on ka Vene mõjutusoht. Et meil on pidevalt kogu aeg toimub mingisugune selline Venemaa mõjutustegevus. Nii, ja siis ma olen nagu vaadanud seda, et okei, ma loen selle läbi, nii, aga üks asi, mida seal ei ole, on faktid. Et vabandust, aga kuidas see Venemaa mõjutustegevus siin nüüd toimub siis? Mis tasandil see Venemaa mõjutustegevus siin Eesti Vabariigis nüüd on? Ja siis, kui tegelikult küsida, et mis tasandil see Venemaa mõjutustegevus on, siis tuleb meile umbes ette faktidena midagi sellist, nagu aastal 2023 väitis Politico ilmselt Eesti Süvariigi tellimusel, et Wagneri eraarmee boss Prigožin plaanib 2019. aastal EKRE kaudu infooperatsiooni. Ja siis tuleb teine artikkel, et milline see infooperatsioon ka oli, nii, ja siis vaadatakse vastu mingisugusele 100-liikmelisele FB Facebooki grupile, kus jagatakse mingeid idiootlikke meeme. Nii, see on siis nüüd see asi, mis tuuakse välja, et meil toimub mingisugune Venemaa mõjutustegevus. Nii, et mina tahaks näha tegelikult nagu reaalset, sellist raske kahurväe mõjutustegevust. Kus kohal see nüüd Eestis on? Nii, et on seda kuskil meil nagu reaalselt olemas. Sina oledki. Selle juurde ma tahtsin välja tulla, eks ju. Vaata peeglisse. Jaa, selle juurde ma tahtsin välja tulla. Poiss mine vaata peeglisse, ongi kõik. Jaa. Et no ütleme nii, et pigem peaksid ikkagi sina vaatama, et siin on Lähme koos peegli ette. Lähme koos peegli ette. Öeldakse meil selle peale, et aga see võtki käest kinni just, ja mingi sees. Aga siis vaatame seda niimoodi ja kommenteerime seda. Nii, et kui oleks Venemaal mingisugune huvi nii, mõjutustegevust Eestis teha. No, oleme siis ausad. Nii, ütleme niimoodi, et Objektiiv ja meie võiksime olla ühed kandidaadid, kelle juurde tulla, eks ju. Oleks ju mõistlik ju. No, ma ei tea, kui sa nii ütled. No, aga mis meie kogemus on loomulikult selles osas? Null. Ma nüüd sinu käest pole küsinud viimasel ajal, aga sina viimati vastasid mulle veel, et null. No, viimasel ajal mul pole olnud eriti võimalusi Objektiivi tegevuse mõjutamiseks. Seda küll, aga kas see sinu enda meediategevus ja kõik muud, eks? Ei ole mitte mingi kontakti, mitte kunagi. Null. Keegi pole kuskil ühendust võtnud, mitte midagi pole teinud. Mitte, et ma ütleks sellepärast, et jubedalt tahaks, et ma ühendust võtta. Ei, ma lihtsalt konstateerin fakti. Nii, aga ja siis, kui tuleme selle juurde, et okei, aga milline see mõjutustegevus on, siis näidatakse meile mingisugust idiootlikku Facebooki lehte Eesti Vabariigis, eks ju. Mingite idiootlike meemidega, mul ei ole seda artiklit ees seda. Praegu ei jõudnud siin saata. Martin Laine, artikkel oli, eks ju. Nii, ja siis näidatakse meile seda. Ja see on seesama olukord. See on seesama olukord, et nagu jällegi nagu reaalseid fakte sellest, et kas meid mõjutatakse kuidagi Venemaa poolt siin. Ei ole, sest minul näiteks ei oleks üldse mingit probleemi võidelda Venemaa mõjutustegevuse vastu, kui see oleks suunatud oluliste Eesti kultuuriväärtuste ja Euroopa kultuuriväärtuste hävitamiseks. Ma ei tea, Venemaa näiteks soovib teha aborti läbi viia siin Eesti Vabariigis, et seda sündivust veel natukene nagu õõnestada niimoodi. No, perekonnakultuuri lammutamine, homoseksualismi edendamine niimoodi, võiks olla nagu Venemaa huvides, et selline tige
naaberriik, eks ju, hävitab ennast ise ära nende vahenditega, et üritame siis niimoodi teha. Mul oleks mitte mingit probleemi välja ütelda, et see on Venemaa mõjutus, kui see oleks Venemaa mõjutus. Lubame segan selle korra vahel, et ometi keegi teeb meie suunal seda. Just, eks ole, seda, kui Venemaa teeks, Venemaa ei tee, aga keegi ometi teeb. Aga kes? Kes edendab meil seda, et ma ei tea, oleks LGBT IQ tegevuskava edendamine koolides ja lasteaedades, et lastele süstida homo- ja transideoloogiat, et poisid hakkaksid mõtlema, et võib-olla ma olen tüdruk ja tüdrukud, et võib-olla ma oleks poiss. Et ometi on keegi, kes ütleb, et kui mina näiteks esitan eelnõu, et astume nüüd reaalselt samme, et pornograafia ei oleks alaealistele kättesaadav, eks ole, vastasel juhul nad hävitavad oma moraalse tundlikkuse ära juba enne, kui nad üldse jõuavad ka sellesse ikka, kus võiks perekonda hakata looma, juba lõhuvad ära kogu selle suutlikkuse, eks ole, et nagu vaadata üle üldse näiteks, ma ei tea, poiste puhul, naiste poole elementaarselt puhta pilguga. Ei, mitte mingil juhul on. Perekonnakultuur on raskelt lagunenud selle tagajärjel, väga kõrge endiselt abortide arv, abielulahutuste arv, üksikvanemaga elavate laste arv ja mitte ühtegi sammu, mis oleks suunatud selle olukorra parandamise poole, ei peeta vastuvõetavaks. Ja see on väljaspoolt tulnud ideoloogia. Kes on meie rahva elujõudu seespoolt hävitanud? Kas Venemaa? Ei ole Venemaa. Ja siis ütleb, aga keegi ometi on. Ja siis on blokk. Ei, aga sellest me ei tohi rääkida. Sellest me ei tohi rääkida. See need on meie liitlased ja sõbrad, eks ole. Aga oot, aga kas liitlased ja sõbrad teeksid sulle niimoodi? Kas nad on su liitlased ja sõbrad siis? Kui nad suruvad sulle peale sellist ideoloogilist programmi, mis õõnestab sinu rahva elujõudu, lammutab ja lõhub seda, eks ole. Väikese rahva puhul, kes on niigi, eks ole, oma riikluse ülalpidamiseks juba liiga väike tegelikult. Ja sa ei suuda lihtsalt öelda, et kuule, nagu inimese puhul, eks, sa ei suuda öelda, et Volli on ju minu sõber, kuule, aga Volli toob sulle pidevalt narkootikume ja Volli, eks ole, käperdab su naist ja Volli tahab, eks ole, viib su lapsi, tead, kuskile, tead, joomapidudele. Ei, no, aga Volli on mul ikka nii hea sõber, eks ole, kui sa ütled, kuule, ole nüüd mõistlik. Ja, vaata nüüd hetkeks reaalsusesse ja vaata. Aga Volli on suur ja tugev ja ta kaitseb mind, eks ole, Jüri eest, sest Jüri tahab mulle ju peksa anda. Siis Jüri ju ei taha sulle tingimata peksa anda, et ole nüüd nagu mõistlik. Ei, Jüri tahab küll. Millal Jüri tuli sind üldse ähvardama? Et alustame sellest. Et ei, nagu otseselt pole ka nagu ühtegi fakti. Aga sina ise nagu oled vist ka lubanud Jüri korduvalt nagu põlvili suruda, hambad kurku lüüa ja nii edasi. Ja. Et millal see oli, millal Jüri tuli sinu õuele midagi tegema, korraldama niimoodi, no vähemalt viimase 10-20 aasta jooksul pole küll olnud, aga vaatagi, mida Volli teeb ja korraldab. Aga samas Järvemuulil käisid seal. Ja. 3 laigulistega. Käisid küll. Nii et ära see ütle. Akadeemik Tsahkna peab jälle pilti pilgutama kuskil Euroopa turvalisuskomisjoni. Ütle siis veel, et ei ürita kallale tungida. Ja. Mis nad siis muud seda Järvemuulil tegid, kui üritasid kallale tungida. Minu lemmik pilt sellest aastast on see, kuidas akadeemik Tsahkna tuleb välja, vaata ta oli seal, kas ta käis NATO-s, kui ta näitas seda joonistust. Ja seda oma joonistust ja seal on see nii-öelda Eesti oksendav siil peal. Teate see nii-öelda tööriistakasti siil, eks ju, mis tehti, selleks ka mingisugune 500 000 vist maksma midagi, need tööriistakastid, mis tegelikult vist käiku ei läinudki, nii palju kui ma tean, aga siis akadeemik Tsahkna tuleb ja näitab seda pilti. See on minu lemmik pilt aastast 2025. Selle peale ma olen päris korralikult naernud. Aga selline olukord, eks ju. Aga võib-olla nagu siia lõppu, ma mõtlesin, me tegelikult juba nagu puudutasime seda asja siin. Aga ega see, mida nüüd Kaupo Rosin siin ütleb, see ju annab ka tunnistust hoopis mingisugusest muudatusest retoorikas. Et nüüd me hakkame tegelikult nägema mingisugust muudatust olukorras, kus Ukraina sõda ilmselt üritatakse mingisugusegi rahulepinguga ära lõpetada, kus kogu see Ukraina olukord, see pidev sõjalõõtsumine seal, eks ju, mis on Eesti riigi asutuste ja Stratkomi üheks nagu peamiseks moodus operandiks, kukub kokku hetkeks vähemalt sellisel viisil, nagu ta siin on olnud, et millist retoorikat, millist ideed nüüd
siis välja hakatakse tooma. Ja nüüd siis on tõepoolest siis Kaupo Rosin välja tulnud Välisluureameti peadirektor sellega, et Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki ja hiljuti ka kaitsevägede ülemjuhataja ütles meile, et sõja hüsteeria on meile tegelikult mänginud ikkagi hoopis teinud meile karuteene siin. Ja huvitav küll, kes seda sõjahüsteeriat ja Venemaa hüsteeriat on siin süstemaatiliselt levitanud, Eesti riigiasutused ise. Kes tegi. Et nüüd me näeme tegelikult ju mida siin. Me näeme ka selle Kaupo Rosina esituses, Välisluureameti peadirektori esituses ikkagi mingit üritust ametlikku retoorikat kuidagi muuta, ametlikku retoorikat keerata teisesse suunda. Ja sa tegelikult ise väga hästi panid tähele seda, kuidas üks süvariigi laulikutest, vähemalt selle süvariigi sellise, kuidas öelda, peamise narratiivi laulikutest, EKRE-s, kui ta veel oli ja nüüd on siis Keskerakonnas, Jaak Madisson, hakkas ka nagu juba tempereerima oma enda nägemusi sellest, et mis siis võib juhtuda Venemaaga ja kas ikka Venemaa võidetakse ära Ukrainas või mitte. Jah, ma olen kogu aeg rääkinud seda, et seda tuleb ikka lõpetada õiglase rahuga, mis tähendab seda, et kõik okupeeritud territooriumid tuleb vabastada, Venemaa peab maksma Ukrainale reparatsioone, et heastada kõik sõjakahjud ja Venemaa poliitiline juhtkond tuleb anda kohtu alla, tribunali alla. See on selline arusaam olnud sellest õiglasest rahust. Nüüd ühtäkki hakkab tulema seda juttu, et ega vist ikka ei õnnestu Venemaad päris põlvili suruda. Aga on selge ja miks see jutt muutuma hakanud on. Ja see põhjus on ju see, et tegelikult olgem ausad, Euroopa on selle sõja kaotanud. Seda on kaotatud, et kogu aeg on olnud tarvis teha propagandat inimestele, rääkida, kuidas Venemaa on kohe kukkumas, eks ole, mäletame, kuidas esimestest kuudest alates pidid olema Venemaal küll raketid otsas, mehed otsas, Putin pidi vähki surema, mis siin kõik on pidanud juhtuma, et natukene veel ja kohe siis on, eks ole, meil võit käeseks, et tuleb veel rahakoti raudu avada ja natuke vähem süüa. Aga küll me jõuame selle tulemuseni ka. Aga nüüd ei ole enam võimalik seda juttu jätkata, sellepärast, et ikkagi kriitiline hulk on neid inimesi, kes saavad aru, et see kõik on olnud vale. Meil on järjekordselt aastaid süstemaatiliselt valetatud. Ja see on tegelikult ikkagi asi, millest ei saa kergelt üle libiseda. Kogu meedia, kogu poliitiline establishment, vähemalt valitsuse tasandil, kogu ametnikkond, kogu meie sõjanduse eksperdid, eks ole, sõltumatud igasugused tegelased, niinimetatud sõltumatud eksperdid, kõik on süstemaatiliselt avalikkusele valetanud selle sõja reaalsuse kohta, selle sõja põhjuste kohta, selle sõja hetke olukorra kohta, sõdivate poolte potentsiaali kohta, perspektiivide kohta, kõige kohta, täpselt nagu koroona ajal valetati meile. Ja muidugi on inimesi, kes ei saanud koroona ajal aru, et meile süstemaatiliselt valetatakse, kes ei ole saanud selle Ukraina sõjaga seonduvalt aru, et meile süstemaatiliselt valetatakse. On olnud neid, kes koroona ajal said aru, et meile süstemaatiliselt valetatakse, aga ühtäkki arvasid, et täpselt sama propagandasüsteem Ukraina sõjaga seonduvalt räägib meile sulatõtt, eks ole. Ja siis on olnud inimesi, kes on saanud mõlemal puhul aru, et meile lihtsalt järjepidevalt süstemaatiliselt valetatakse, köetakse üles hirmu selleks, et saavutada populatsiooni nõusolek elluviidava poliitilise programmiga. Ja nüüd on reaalsus see, et on aru saadud, et tegelikult on see seda kaotatud. Venemaa ei kuku kokku, Venemaa majandus ei hävi, vähemalt mitte enne, kui Euroopa majandus hävib, eks. Ja väga selgelt on tulnud esile ka see, et jutud sellest, et Euroopa on ühtsem kui kunagi varem, on täielik jama, eks. Et NATO on ühtsem kui kunagi varem, on täielik jama. Mis olukorras on üldse NATO praeguseks hetkeks, ütle mulle. Eks kus Ameerika Ühendriigid on öelnud täiesti selgelt, eks ole, et NATO jätkuvalt laienemist Ukrainast ei tule, kogu see sama projekt, mille nimel seda Ukraina sõda on üldse peetud, eks ole. Et Ameerika Ühendriigid ei ole nõus võtma endale seda kohustust, eks ole, et pakkuda Ukrainale julgeoleku garantiisid NATO liikmelisus läbi, kus antakse mõista, et tegelikult nende huvi suundub üleüldse, eks ole, pigem Aasiasse, ja suure tõenäosusega rohkem ka Lähis-Itta kui Euroopasse, et eurooplased peavad ise hakkama saama olukorras, kus nad on ise oma majandusliku võimekuse hävitanud, ega ei ole suutelised tegelikult oma niinimetatud heaolu riik enam ülal pidama ja rääkimata siis militaarse võimekuse tekitamisest sinna kõrvale. Et peksa on saadud ette nähtavalt
ja kuidas sellest august üleüldse välja tulla, mis siin saama hakkab, eriti kui ameeriklased välja tõmbuvad, ei tea. Aga kui ka tahetakse, et ameeriklased välja ei tõmbuks, siis on tarvis ju päris käpuli lasta ennast ameeriklaste ees. Juba on ju lastud paljuski, kui vaatad, millised on tollimaksud kehtestatud Euroopale ja kuidas sellega nagu vaguralt nõustati, kuidas on vaguralt nõustatud 5% SKT kaitsekulutuste piiri kehtestamisega olukorras, kus ameeriklased ise seda ei kehtesta ega järgi, eks ole. Mille kaudu siis kanditakse meeletuid summasid, eks ole, Ameerika sõjatööstusele. Nii et siis perspektiivid on väga halvad, väga kurvad ja ma arvan, et see on üks selle aasta nagu põhijäreluse, et kes ikka veel aru ei saa, et meile, meie oma süsteem süstemaatiliselt valetab järjepidevalt, on valetanud ja valetab ka edaspidi, nendele ma oskan ainult kaasa tunda. Eks te võite sõimata siin mind, ma ei tea, mingiks Kremli jutupunktide esitajateks või narratiivid esiteks, aga faktid räägivad ise enda eest. Millest me räägime? Euroopa on teinud kõige halvema valiku kõikide halvade valikute seast praegu. Et selle asemel, et teostada midagi, mis võiks olla kogu teise maailmasõja järgse Marshall lepinguga nii-öelda Euroopa sidumise USA külge, selle lahti rebimine olukorras, kus USA tõesti läheb nii-öelda Euroopa kesksusest pigem Aasiasse ja mujale ja keskendub näiteks ka seal Lõuna-Ameerikale. Nii, siis Euroopa võiks praegu teha selle ajaloolise sammu, et rebida ennast sellest nii-öelda NATO keskusest ja USA keskusest lahti ja moodustada nüüd peale seda, kui on Ukraina rahu vastu võetud, moodustada Venemaa lõputute ressurssidega diplomaatiline läbisaamine. Nii. Ja selle kaudu tõepoolest ka oma enda tööstust üles ehitada ja oma enda majanduslikule baasile odava energia saamise kaudu tõepoolest anda nagu tõsine võimalus. Nii. Euroopa teeb kõike täpselt sellele plaanile vastupidi. Ta üritab mängida ennast veel eelpostina välja Venemaa vastu olukorras, kus USA on juba tulnud ära tema tagant. Ja selle asemel, et tõepoolest siis sõlmida selline pigem Euraasia baasil olev liit, majanduslik, ma ei räägi liidust, ma räägin lihtsalt diplomaatilistest suhetest, aga majanduslikest suhetest, nii. Ja sõlmida see, mille peale britid on läbi aegade vaadanud viltu ja kartnud seda jubedalt, et mandri Euroopa reaalselt sellise geopoliitilise liidu Venemaa lõputute ressurssidega, lõputut pole siin maailmas midagi, aga ma keelekujundina, lõputute ressurssidega teeb, siis muudab see põhimõtteliselt Briti impeeriumi ja sellise Okeaania impeeriumi, transatlantilise impeeriumi hakkab see põhjustama väga tõsist probleemi. Nii, et seda Euroopa pole teinud. See mõtlesin mitte Okeaania, vaid ookeani üles. Ookeani üles, just nimelt, pigem mõtlesin siin just Orwelli kontekstis, muuseas see on ka väga huvitav, mis praegu toimub. Praegu toimub täpselt see sama asi, et Orwell pani isevist selle nimetusega täppi ja nende areaalidega täppi oma selles 1989, et põhimõtteliselt Okeaania enam ei sõdi Euraasiaga, vaid nüüd hakkab sõdima Ida-Aasiaga, ehk siis Hiina on selles blokis, selles Ida-Aasia blokis. Nii et isegi sellega on nagu täppi pandud, aga tuleme Euroopa juurde tagasi, et Euroopa teeb kõike sellele vastupidiselt ja see on põhimõtteliselt see, mille peale Orban on öelnud, et käes on ilmselt Euroopa Liidu lõpuaeg. Ja mina muidugi plaksutan selle peale, see on suurepärane asi, kui see võiks tõepoolest juhtuda, et Euroopa Liit kokku kukub ja et siin lähiaastad on need, mis näitavad seda, et Euroopas on olnud vähkkasvaja Euroopa Liidu näol, mis on vaja tegelikult elimineerida ning Euroopa rahvusriigid peavad uuesti jalule saama
see eeldab muidugi tegelikult mingisuguseid selliseid suuri poliitilisi liidereid, nagu De Gaulle Prantsusmaal omal ajal oli, kes samamoodi oli vägagi skeptiline USA Marshalli ja USA sekkumise osas Euroopa Liitu või Euroopasse tervikuna. Nii et kui kohe peale seda loodi ka Euroopa Liidu algversioon loomulikult, et seal on, siin oleks vaja nagu suurt muudatust. Euroopa ise käib sellele praegu nimme vastupidiselt ja siin võib-olla ainult Ungari ja nüüd siis ka Tšehhi ja Slovakkia üritavad nagu mõistust tuua tagasi Euroopasse. Aga saab näha, mis nüüd Euroopas saab. Igal juhul väga huvitav on see, mis juhtub siis, kui Euroopa Liit tõepoolest kokku kukub ja nendel meestel nagu Viktor Orbanil ja teistel, kes on rääkinud aastaid sellest, mida Euroopa Liit on valesti teinud, põhimõtteliselt on nemad, kes jäävad püsima ja seisma. Ja ma ütlen lihtsalt omalt poolt veel seda, et ma arvan, et kui näiteks Euroopa Liit peaks kokku kukkuma ja põhimõtteliselt sellega koos ka NATO, ühes sellega, et Ameerika Ühendriigid tõmbuvad siit Euroopast sisuliselt välja, siis arva ära, kelle olukord, kes saab kõige halvem olema Euroopa riikidest. No meie. Ma arvan ka. Ma ütlen, Balti riigid. Ilma liialdamata, ma arvan, et Eesti. Ma arvan, et isegi Eesti, spetsiifiliselt veel Eesti tead milleks, mitte ainult selle pärast muidugi, aga paljuski tänu sellele, et meie riigist on olnud ka see Euroopa Liidu kõrge välispoliitika juhtani, kes on olnud selline kõige agressiivsem Venemaa suunal klähvi ja Euroopa Liidu eestkõneleja samamoodi. See on pannud erilise pitseri veel Eestile, ma arvan. Ja kui sa vaatad ka rahvusvahelises meedias kommentaare, siis on, see on laialt levinud kuvand juba, et selline kõige hüsteerilisem klähvija on Eesti. Kõige hüsteerilisem, kõige lollim. Ja kui siis kogu see plaan kokku kukub ja kogu see selja taga on ära kaob, siis on selge, et Eesti positsioon saab olema kõige halvem üldse. Nii et siis ilmneb, et need, kes on positsioneerinud ennast ja esitlenud ennast Eesti julgeoleku nagu spetsialist ja Mihkelsonidest kuni siin Kaja Kallaste ja Michalit ja Tsahknateni, eks ole. Akadeemik Tsahknat. Vabandust, akadeemik Tsahknateni on teinud tegelikult kõige suurema karuteene ja asetanud meid kõige halvemasse olukorda üldse. Ja selles mõttes on aru saada, miks nad on ka hüsteerias, eks ole, nad saavad aru, et kui see projekt kokku kukub ja ta kukub kokku, aga seda on näha, siis tegelikult me olemegi kõige halvemas seisus üldse. Ja eks sama asja võib Ukraina puhul näha, et suure Ukraina abistajate abi on siis seisnud selles, et üle 1 miljoni inimesi on surnud selle sõja tagajärjel, eks ole, väga paljud inimesed on jäänud kodudeta, territooriumid on kaotatud meeletult, alates Krimmist ja lõpetades kogu selle Donbassi regiooniga kaotatakse veel. Mina ei usu, et see mingi kiiret rahu tuleb. Kogu see rahuprotsess on minu meelest näiline ja pigem pooside võtmine. Et mis rahuprotsess selline on, kui Venemaaga üldse nagu ei räägitaks, et Ukraina esitab oma rahuplaani Washingtonile. Kujutan ette, kus Kremlis naerdakse selle peale. Te võite esitada ükskõik kellele oma rahuplaane. Et mis te arvate, et meile peaks kuidagi nagu korda minema, et kellele te oma rahuplaane esitate. Et rahu läbirääkimisi peetakse ikkagi nagu sõdivate osapoolte vahel, mitte niimoodi. Nii ma ei usu, et siin tuleb mingisugust kiiret rahu ja lõpuks ilmselt see ikkagi lõpeb sellega, et Ukraina on lihtsalt sunnitud kapituleeruma. Kaotavad veel territooriumi üksjagu juurde ja kuni lõpuks tuleb mingisugune rebestamine, kokkukukkumine, et siis ei ole enam midagi muud teha. Ja see on siis olnud see suur Ukraina abistamine. Ukraina oli vaja ju suruda NATO-sse sellepärast, et Ukrainasse sõda ei tuleks. Ja tagajärg on see, et tänu sellele protsessile sinna sõda tuligi ja need, kes on hoidnud seda sõda võimalikult kaua käimas, Ukraina abistamise loosungi all on viinud päev-päevalt Ukrainat järjest raskemasse ja katastroofilisemasse olukorda. Nii sõjaliselt, nii demograafiliselt, nii territoriaalkaotuste mõttes, majandusliku katastroofi mõttes kui mitmes muus mõttes. Ja see on tegelikult küsimus ka Ukraina praegusele rahvale, aga loomulikult esimeses järgus. Ja valitud rahvaesindajatest juhtkonnale. Ja juhtkonnale, aga esimeses järgus Eestile ka näiteks ja Baltikumile. Nii, et kas tasus NATO liikmelisuse nimel nüüd sõtta minna või? Oli hea diil või? Kas oli hea asi või? Meeldis teile nüüd või? Et see on tegelikult jube. Meeldis, see oli võib-olla hea küsimus, loomulikult ei meeldinud, aga see, et kas see oli nagu hea, kasulik diil? Kas see oli kasulik diil? Oli tasus ära see teile? Nii.
miljon inimest surnud, mitmed teised miljonid Euroopas ja igal pool maailmas laiali, tagasi enam ilmselt ei tule, nii sandistatuid miljoneid, nii mehi, terve põlvkond on ära hävitatud, kas tasus ära see diil, et me tahtsime nüüd NATO-sse minna. Meil oli vaja sinna NATO-sse minna, mitte isegi rahva enda huvide eest loomulikult, vaid olukorras, kus NATO-t kasutati ära ja teid kasutati ära NATO vahendina Venemaa destabiliseerimiseks. Nii, instrumendina Venemaa destabiliseerimiseks. Teie rahvast, teie riiki, teie kogu eksistentsi. Nii, kas tasus ära see? Kas tasub meil ära see sama asi? Ja see on nagu karm küsimus. Mis on jah, aga ega see on ootuspärane tagajärg, kui ikkagi vaatad, milline on Euroopa poliitiline juhtkond nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa riikides, siis on ju haletsusväärne. Mäletan, kuidas siin hiljuti Michal pidas Riigikogus mingit ettekannet Eesti selle poliitika elluviimisest Euroopa Liidu poliitika elluviimisest. Just, mina küll ei nõustu sellega, et Euroopas pole tugevaid poliitilisi juhte, et ma ikka kohtun nendega, ma näen ikka väga tugevad nagu juhid on erinevates riikides, ma nagu kõva häälega naerma hakanud, et katastroofiline kaader on ju Euroopa Liidus. Kui sa vaatad näiteks, kui sa võtame näiteks 3 suurt riiki, võtame Ameerika Ühendriigid, võtame Venemaa ja võtame Hiina, eks. Ja võtame nüüd selle kõrvale, kes sulle meeldib või ei meeldi või kelle poliitikat sa toetad või ei toeta. Mida ei saa eitada, on see, et kõigis 3 riigis on võimul tugevad liidrid, reaalselt, võimekad tugevad liidrid, kes suudavad esiteks sõnastada strateegilised eesmärgid, valida nende eesmärkide poole liikumiseks kohased vahendid ja omavad ka võimu, et reaalselt panna oma tahe maksma ja liikuda nende eesmärkide poole, rakendades nende vahendid, eks ole. Nüüd vaata Euroopat. Täielik mingi, ma ei taha praegu ütelda seda sõna, mis mul keele peale tuli, aga ütleme, pehmostunud selline bürokraatlik siuke, ma ei leia praegu häid sõnu, ma ütlen, see on lihtsalt kohutav, kui sa vaatad neid. Minu jaoks kõige... Vaata meie nagu peaministrit. Vaata siit edasi, vaata edasi. Vaata mingi Euroopa Liidus Ursula ja Kaja tulevad niimoodi, et vastas seisavad Trump ja Putin niimoodi. Mõtled nagu, mida te loodate siis saavutada sellises olukorras? Muidugi sõidetakse Euroopast üle, et võidavad venelased, võidavad ameeriklased, võidavad hiinlased, kõik võidavad Euroopa arvelt, Euroopa hävitatakse selle vahel lihtsalt ära, ise hävitab ennast ära paljuski, eks ole. Sellepärast, et võimul ongi, ja nüüd tekib küsimus, kas kuidagi pandud või upitatud, et täiesti saamatu selline, efemeneerunud kaader, eks ole, mis lihtsalt on lükata tõmmata molluskite, ämbritäis molluskeid, Need ei ole poliitilised juhid. Vabandust väljenduse pärast võib-olla ei peaks inimestest niimoodi rääkima, aga ma ütlen, ma olen natuke hädas nagu sobiliku väljenduse leidmisega. Need ei ole poliitilised juhid. Kui sa mõtled, loed Platonit või midagi muud, et mida tähendab üleüldse poliitika, eks ole. Millised inimesed peaksid teostama poliitilist võimu ja siis vaatad, mis Euroopas toimub reaalselt. Siis nutt tuleb peale lihtsalt seda olukorda vaadates. Ja mitte ainult nad ei ole poliitilised juhid, nad tegelikult ei ole poliitilised juhid mitte ainult oma iseloomu, omaduste, puuduste pärast, vaid nad pole ka sellepärast poliitilised juhid, et mitte keegi ei ole neid sinna valinud. Mitte ükski rahvas ei ole andnud neile mingisugust mandaati, et üleüldse mingit Euroopa poliitikat üldiselt ajada. Ja me räägime siis komisjoni liikmetest. Ja ma räägin komisjonist. Aga isegi kui sa vaatad nagu, ma ei tea, riigipäid valitsusjuhte nagu, ma ei tea, Macron või Starmer või Merts või kes, kõik on samasugune kaader tegelikult. Nendel justkui nagu mingi mandaat oleks, aga kui, ütleme, need massimanipulatsioonimehhanismid on ka muidugi niivõrd võimsad, eks, et saadaks omad inimesed igal juhul võimule. Sul on enam 2 partei süsteemid igal pool ja mõlemal pool on omad poisid, et vahel polegi kumb siis sinna ette otsa saab, eks ole. Ja lihtsalt põhiküsimus, mis minul tekib, on sellega seonduvalt see, et kas ikkagi peaksime võib-olla rääkima mingisugusest kaadri taha jäävast protsessist Euroopa hävitamiseks, eks. Mida väljendab siis selline olukord, eks, et mitte üheski riigis praktiliselt, üksikute eranditega nagu Orban, eks, ei olegi põhimõtteliselt nagu reaalselt inimesi võimu juures, keda võiks nimetada päris poliitilisteks juhtideks. Materjal on lihtsalt selline, mis ei kannata mitte mingisugust kriitikat, eks. Absoluutselt nõus.
Ja no siis ongi häving, ega siis midagi teha ei ole, et ja rääkida saaksin muidugi veel paljudest asjadest, mis sellel aastal nagu toimumas on, et tegelikult kogu see ähvardav rahandussüsteemi kollaps, mis meil siin taustal seisab, eks ole, mida oleks ilmselt ka väga kõvasti kiirendanud see, kui Venemaa külmutatud varad oleks kasutusele võetud ja oleksime hakanud nägema ahelreaktsiooni, kuidas BRICS-i riigid hakkavad oma varasid Euroopast üldse välja tõmbama. No tegelikult oleks olnud isegi huvitav näha, mis siis saama hakkab aastal. Minul oleks olnud huvitav näha, et hea küll võtke see 160 miljardit sealt Belgiast ja siit-sealt 18 miljardit Prantsusmaalt, 200 pluss midagi miljardit Euroopast kokku riisuda, võtke see raha ära ja tõmmake täielikult jalad alt ära oma finantssüsteemi usaldusväärsuselt ja vaadake, mis siis saama hakkab, milline dominoefekt siis käivitab. India, Hiina, teised BRICS-i riigid, eks ole, hakkavad Venemaa koostöös oma varasid Euroopast välja tõmbamas, kõik saavad aru, et need ei ole enam turvatud, eks ole. Ja mis protsessid siis käivitavad, oleks olnud päris põnev näha nagu. See saab muuses olema võib-olla veel 2026. aasta protsess, sellepärast et sellel oldi väga lähedal ja kõik saavad aru, et aga tegelikult oleks mõistlik need varad sealt enne ära tõmmata, kui meil mingite poliitiliste eriarvamuste käigus võib toimuda see, et Euroopa Liit hakkabki konfiskeerima. Aga kui kaugel ollakse näiteks sellest mõttest Hiinas? Et eks ole, kui Tsahkna ja teised siin pidevalt süüdistavad selles, et eks ole, Hiina, Kaja Kallas on ka rääkinud sellest, et Hiina on Venemaa sõjategevuse põhiline võimaldaja ja sellega seonduvalt kannab kaasvastutust Ukrainas toimuva sõja eest, äkki tuleks külmutada hiinlaste varad ka ära, eks ole. Sellest, kuna teie olete kaasvastutavad selle sõja, siis tuleb ka teie suveräänseid varasid hakata kasutama, eks ole, Ukrainale antavaks reparatsiooni laenuks. Ma arvan, et me ei ole kaugel sellist. Ma arvan, et me ei ole üldse kaugel ja ma arvan, et võib-olla järgmisel aastal me näeme midagi sellist, et Hiina näiteks tuleb ja tõmbab oma varad Euroopast ära, siis see on tegelikult samasuguse dominoefektiga, eks ju. Et kui seda teeb Hiina, no siis huvitav teada, palju on Hiinal varasid Euroopast? Väga huvitav, kui palju on Indial näiteks varasid ühel BRICS-i riigil samamoodi. Nii, Jaapani on natukene lükata tõmmata, aga Jaapani võib ka ütelda, et aitab jamast. Ja teised Aasia riigid. Ja. Neil on ka väga palju finantsvõimsust taga. Nii et siin saab hakkavad toimuma nagu päris huvitavad protsessid, võivad hakata toimuma 2026. aastal, eks näis. Rääkimata sellest, et minul ei ole küll mingid illusioon, et Ukraina sõja tulemus võib tegelikult olla ka juba ammu kokku lepitud. Eks ole, kui me vaatame, kuidas Balti riigidki jäeti Nõukogude Liidu koosseisu Jalta ja Teherani konverentside salakokkulepetega, siis miks me võiks arvata, et ma ei tea, Alaskal toimunud kohtumisel samamoodi või midagi kokku ei lepitud ka Ukraina, aga võib-olla ka Baltikum. Täpselt, ma arvasin, tahtsin kohe täiendada, et aga võib-olla ka meie saatus on juba kokku lepitud. Võib-olla näiteks see, mida ameeriklastel lubatakse teha Venezuela suunal, on osa tehingust, aga teist poolt me alles saame näha, mis see tehingu teise pooleks on, eks. Jaa, igal juhul huvitavaid arenguid järgmisel aastal saame näha ja kommenteerime neid siin Fookuses saates samuti, aga ma arvan, et sisepoliitikani me ei jõudnudki. Sisepoliitikani me pole tegelikult 1,5 tundi tehtud nüüd, väike kohvipaus ja järgmine teine pool. Ja. Sisepoliitika ka ju ikkagi. Ja. No siin on tegelikult meil pikalt oleks olnud rääkida enam-vähem sama. Täieliselt demokraatlik Eesti Vabariik kõitseb, nii et vähe pole. Ja. No siin on samad asjad tegelikult, me mainisime. Ma mainin sulle ühte huvitavat asja, mida ma kuulsin sisepoliitikaga, mis ma tunnistama, et isegi minul päris palju nagu näinud ja kuulnud inimesena juba nagu tekitas hetkelise nõutuse tunde. No räägi. Tuleval aastal määratakse Eestile uus president teatavasti. Parteide tagatubade kokkuleppel. Tead, mis nime ma kuulsin? Kes pidavat olema üks variant, kellega no ma pakun välja ühe, keda tegelikult, kes ise ma seda nime kuulsin, mul oli küll niisugune, et teate, tehke see asi nüüd küll ära, tehke ära ja siis me oleme jõudnud juba sinna faasi, mida halvem, seda parem. Aga ma arvan, et see, mida halvem, seda parem. Okei, mida halvem, seda parem, tegelikult me olemegi jõudnud sinna, aga ta ise on välja öelnud selle ametlikult. Ma ei tea, kas see on see inimene, aga Indrek Tarand. Jah. Kas on? Ei, no selles mõttes see oleks juba nagu üle igasuguse mõistuse. Aga? Ei, no selles mõttes. Võib-olla tõesti. Mina kuulsin veel huvitavamat nime. Raul Rebane. Sa kujutad, et Raul Rebane Eesti Vabariigi presidendiks?
oota, see nii-öelda kommunikatsioonispetsialist ikka siis, jah? No siis võib loota, et Eesti riigi kommunikatsiooniga saab kõik korda, et ei ole enam seda probleemi, et kommunikatsiooniprobleeme tekib. Et kui Karis ütles, et suruma Venemaa põlvi, siis mis tema peaks ütlema? Jah, see on huvitav, mida ta siis ütleb. Ahah, Raul Rebane. Ei, igati loogiline, muidugi. Spordikommentaatorist Eesti Vabariigi süvariiklasest Eesti president. Loomulikult, miks mitte? Hei, ma arvan, et see on nagu igati loogiline ja Eesti rahvas ei saaks endale ise riigipead valida. See on peamine. See on kõige tähtsam, sest see poleks demokraatlik. Ei ole. Sest demokraatia ei tähenda ikkagi mingisugust pööbli anarhiat, vaid see tähendab ikkagi nagu targasti juhitud riiki. Absoluutselt. Nutikalt juhitud riiki. Jaa, täiesti sobib mängu ja ma arvan, et see ilusti tegelikult paneb selle ka paika, et mida hullem, seda parem, et me tegelikult oleme Eestis jõudnudki sinnamaani välja ja ma arvan, et see aasta 2026 saab ka olema nagu selles vallas nagu ikkagi üks tõendusmaterjal, et mida hullem, seda parem. Mina usun või loodan selle peale, et kui mida hullem, seda parem printsiipi rakendada, siis rahval võib veel olla mingisugune võimalus kuskilt oma kaotatud nii-öelda elundid üles leida ja tulla ja tõusta üles. Nii. Kui seda ei ole, siis ma näen lihtsalt sellist vaikset kestlikku kahanemist, kõigega leppimist olukorras, kus tegelikult rahvas peaks olema ammu juba tänaval ja ütlema, et mida ta sellest Eesti Vabariigi juhtimisest arvab. Jah, arvan, et see on igati tõenäoline selline nimi. Et jah, ilmselt oleks olnud huvitav rääkida natuke ka sisepoliitikast tagasivaatena 2025. aastal ja võib-olla natuke ette vaadates sellepärast, et järgmiste valimistenigi jääb ainult natuke rohkem kui aasta. Ma presidendi määramist valimisteks ei nimeta. Kuivõrd Riigikogu valimisi saabki valimisteks nimetada olukorras, kus meil on üdini ebausaldusväärne valimissüsteem, on muidugi ka omaette küsimusega. Aga tuleb põnev, jah. 2026 ilmselt juba vähemalt teine pool, see sügisene pool hakkab toimuma Riigikogu valimiste tähel ja eks siis saab näha, millised konstellatsioonid. Aga ma arvan, et seda me saame tegelikult kommenteerida kohe aasta alguses, et ma kutsuksin hea meelega uuesti stuudiosse eks neis, jah. Eks aasta alguses hakkavad plaanid ilmselt selginema, mida keegi kavatseb teha, millises suunas liikuda ja fakt on see, et aastane valimisi hakatakse juba kampaaniaplaane asju tegema. Just. Eks siis ole näha. Aga lõppevat aastat minu meelest, kui ma hästi lühidalt ütlen, sisepoliitilises plaanis jääb ilmestama ikkagi selline sama asi, millest me rääkisime välispoliitilises plaanis. Üdini, valelik rammimine ja mida ma ise muidugi parlamendis väga tihti kohtasin ja märkasin ja mis minu jaoks jäigi selliseks võib-olla defineerivaks liiniks, on totaalne lugupidamise puudumine ka isegi põhiseaduse vastu. Et see on üks selline minu meelest defineeriv ja ka aasta märk, eks ole, et nii palju seadusi pole president kunagi tagasi saatnud kui nüüd selle koosseisu ajal. Ja see ei ole, ma arvan, tingitud ainult sellest, et eks ole, et meil on selline president, lihtsalt see kramp, et me teeme, mis me tahame, meid juvita, mida põhiseadus sätestab, ongi nagu järjest tõsisem. Ja muidugi alati õigustatakse seal juures, et et nii palju kui inimesi, nii palju on vaatepunkte ja et kes siis ütleb, mis see lõplik tõde on ja nii edasi. Aga tõsiasi on ikkagi see, et ega mingit hoolimist ei ole põhiseaduse vastu ega ka õigusriikluse põhimõtte vastu. Ei ole demokraatia põhimõtte vastu austust, ei ole tegelikult riikliku iseseisvuse põhimõtte vastu austust ja ei ole ka õigusriikluse põhimõtte vastu austust. Nii et kurb on vaadata seda riikliku, poliitilise ja õigusliku kultuuri allakäiku, aga võimatu on seda mitte märgata. Jah, absoluutselt ja seda toetab loomulikult üdini läbipaistmatu valimissüsteem e-hääletuse kaudu, eks ju, milles on ka tekkinud erinevad mõrad sel aastal ja ma loodan, et tekivad üha rohkem. Need mõrad 2026. aastal, kus erinevad spetsialistid, eelkõige siin Märt Põderi väga ennastsalgav ja väga vajalik töö on näidanud seda, et seda süsteemi, kui ikkagi võtta see
nii-öelda skrutiinumi alla see asi, vaadata see süsteem läbi ja pidevalt seal kohal olla nendel valimistel, on kirjeldatav täieliku katastroofina. Nii, täieliku katastroofina. Need on põhimõtteliselt kõlbmatu süsteem. Põhimõtteliselt kõlbmatu süsteem, mis tuleks ära visata kohe põhimõtteliselt demokraatlikus riigis kõrvale, kohe põhiseaduslikud valimised taastada ilma igasuguse jututa. Nii, et see on ka nüüd väga suur küsimus järgmisel aastal. Et kas suudetakse need mõrad ikkagi viia nii kaugele ja teavitustööga. Ja kindlasti Objektiivis aitan sellele kaasa nii palju kui vähegi võimalik. Et põhimõtteliselt süsteem saadaks kõrvaldatud. Et aitab küll sellest, et siin on palju räägitud sellest, et USA võib sekkuda meie asja niimoodi. No mina põhimõtteliselt tegelikult nagu iseseisvuslasena ei tahaks sellist olukorda, et nagu USA sekkuks meie või et me riigina ja ühiskonnana oleme selline riik, et me polegi võimelised kuidagi muud moodi ennast nagu haldama ja ebaõiglust kõrvaldama, kui et välisriik USA sekkub meie valimissüsteemidesse. Noh, okei, võib-olla niivõrd hirmsas olukorras, kui me praegu oleme, vaataks läbi sõrmedele, kui ta sekkuks hästi, eks, lõpetaks ära selle jama siin. Aga ma ei leia küll, et miks ta peaks seda tegema või miks see oleks üldse USA mingites erilistes huvides. Sellepärast, et siin piiriäärses riigis võib palju rohkem olla huvitatud USA-l see, et meil on valimissüsteem, mida saab vajaduse korral suunata sinna, kuhu tahet on. Aga igatahes see süsteem on niivõrd kõlbmatu, niivõrd läbipaistmatu, niivõrd katastroofiline, et see tuleks kohe kõrvale visata. Jah, no sa rääkisid siin sellest, mida Objektiivis sa kavatsed teha või ei kavatse, et see meenutas mulle seda, kuidas 2022. aasta märtsis vist vandeadvokaat Carri Ginter kirjutas, et miks Objektiiv ei ole näiteks kutsunud üles annetama Slava Ukrainile ja siis toonane riigikohtunik Urmas Volens ütles, et seda ei ole Pikk Tänav tellinud. See on vastus sellele küsimusele. Et ma mõtlesin, et ma võib-olla siis saate lõpuks võib-olla pakuks sulle võimaluse üks selline vabandus esitada. Tahad sa vabandada selle eest, et see 2022. aasta alguses Objektiivis ei avaldanud artikleid, milles kutsusid üles toetama Slava Ukrainit? Ma kasutan selle vabanduse hetke tegelikult hoopis tükis üheks teiseks. Et saata sind ühte kohta. Esiteks, et saata nii Volens kui ka Ginter nii-öelda viisakalt metsa seenele, saab pärsket õhku, võid, ma ei tea, kuidas seentega praegusel ajal on, aga võib-olla midagi leidub. Ja rääkides sellest, et kellele ja kuidas annetada, siis ma tuletan meelde, et meil on praegu Objektiivis annetuskampaania kestab ja tegelikult me ei ole jõudnud veel oma eesmärgini, nii et samas on Slava Ukrainil ka rasked ajad. Küll nad kuidagi ikka hakkama saavad. Et meil on täpselt samamoodi siin Objektiivi annetuskampaania, et minge siia lehele, vajutage annetusnuppu, kes ei ole oma annetust veel teinud ja aidake meil see kampaania ilusti eesmärgini viia. Mina võin pakkuda isiklikku garantiid, et Markus Lehtmet teile ei tee. Seda ma kindlasti ei tee. Et meie oleme sellise nii-öelda järelevalve all, et isegi kui tahaks Lehtmet teha, siis sellist idiootsust võiks teha ainult äärmiselt loll inimene. Et seda ma kohe kindlasti ei hakka tegema. Kogu meie Objektiivi eelarve läheb Objektiivi ülalpidamiseks, kaasa arvatud selle stuudio rentimiseks siin, kaasa arvatud meie kaastööliste tasustamiseks, meie uudiste toimetuse tasustamiseks, meie töö tegemiseks siin. Nii et mingisugust Lehtmet siin ei ole ja meil jääb, me teeme oma, siin äsja oli sinu artikkel, mis rääkis seda, et meie riiklik meediamaja saab 42 miljonit iga aasta, nii, võrreldes tegevustoetust, võrreldes siin teiste põhiseaduslike institutsioonidega, nagu näiteks presidendi-kantselei, mis saab 7,3 miljonit ja õiguskantsler 3,57 miljonit, eks ju, ja ERR saab 41,48 miljonit tegevustoetust, eks ju. No siis meie Objektiivi teeme ikka täiesti sellise, kuidas öelda, laualt pudenevate leivaraasudega teeme seda meediat siin, nii.
et oleme teinud aastaid ja teeme edasi, kui te toetate meid, et see on see asi. Nii palju siis nagu vabandamisest Volensi ja teiste ees. Ja no ma ütlen, teiega rääkida võiks ju paljust, aga ainuüksi, vaata, on mingisugused asjad, mis annavad infot süsteemi kui terviku kohta, ja no lihtsalt naljaga sai siin osutatud selle Slava Ukrainile, aga tegelikult see on väga informatiivne, kui kogu süsteem andis sellele samale inimesele, eks ole, kõik need preemiad, mäletad, eks ole, oleme rääkinud ka sellest siin, aasta naine, aasta eurooplane, aasta kodanik, aasta inimene, mis ta kõik sai mingi 4-5 preemiat, kõrged, Postimehe aasta inimene, kõik on. Kogu süsteem kuldas üle inimese, selle pinnalt Eesti 200 purjetas, eks ole, parlamenti, 14 või 15 kohaga või palju 13, me mäleta. Ta oli suurim häältemagnet üldse, eks ole. Ja siis, eks ole, kui tuleb kogu see asi välja, siis selle asemel, et midagi vabandada avalikkuse ees, eksitamise ees, et nagu ma ei tea, parlamendist taanduda 1% partei, eks ole, nende partei käes on parlamendi esimehe koht, välisministri koht, eks, haridusministri kohta 1% partei, 2% partei, eks ole, kogu selle valetamise pinnalt ja pettuse pinnalt, eks. Siis selle asemel me näeme kohtumenetlust, eks ole, kus vaikselt üritatakse organisatsioon ära likvideerida kohtumenetluse ajal, et ei oleks enam seda subjekti, kes saaks esitada nõuet, et Lehtme üldse midagi kellelegi tagasi maksaks, eks ole. Kas sa kujutad ette? Ja selle organisatsiooniga on seotud meie suured süvariiklikud Stratkomi spetsialistid nagu Ilmar Raak, kes on ise tunnistanud, eks ole, et seljakotiga vedas Lehtme palvel sularaha Eestisse Ukrainast, samal ajal kui need samad rahad liikusid Ukrainasse Lehtme kaudu ja sealt tagasi Eestisse. Et nad lihtsalt mõtled nagu, kus me elame? Ei, me elame. Ja kõigile jääb õigust ülegi. Siis tuleb see sama Raag, eks ole, kirjutab Postimehesse artikli ja Postimees avaldab selle, kuidas näeks Eestis algus, kuidas näeks Eestis välja Venemaa okupatsiooni alguseni. Vooglaiule pakutakse seda ja teiste Helmetele ja niimoodi. Kuule meesraisk, sina ise vead sularaha, Lehtme poolt antud sularaha seljakotiga Eestisse nagu. Ja sul on nahaalsus tulla selliseid asju kirjutama ja muidugi Postimehel on nahaalsus selliseid asju avaldada. Ja see on see riik, kus me nagu reaalselt elame. Need on siis need õiged mehed, eks ole. Nemad on õigesti mõtlevad mehed, eks ole. Nemad võivad olla ükskõik mis ametikohal ja kõik, mitte sellised nagu need seal. Aga ma arvan, me hakkame selle süsteemi murenemist siin vaikselt nüüd nägema. Et me hakkame nägema seda, kuidas kogu see süvariiklik, stratkomlik nii-öelda gestalt, mis siia paika on pandud niimoodi, et see nüüd hakkab vaikselt siin murevad. Kui peaks toimuma Euroopa Liidus, ei ole. Väga, väga hea meelega vaatan pealt ja plaksutan ja teatavas mõttes naudin seda olukorda, kui kogu see süsteem tõepoolest hakkab kokku kukkuma. Et siin esimesed murenemise märgid on juba olemas niimoodi, aga see süsteem teab väga hästi, et kogu tema garantiiks on see praegune Euroopa Liidu ja NATO struktuur. Kui seal peaksid nüüd suuremad mõrad tekkima, nii, siis loomulikult need mõrad jõuavad Eestisse ka, et üritatakse võib-olla alguses teha veel nägu, nagu mitte midagi ei oleks, aga need mõrad jõuavad Eestisse. Need jõuavad varem hiljem Eestisse. Ja ei ole kahju, ma ei tea, NATO murenemisest, ei ole kahju Euroopa Liidu kokkukukkumisest, ei ole nende globalistlike süsteemide hävingust kahju, absoluutselt üldse. Jah, eks siis võib tekkida võimalus uuesti riikliku iseseisvuse praktiseerimiseks, iseasi, kas on võimekus seda praktiseerida. Ja kas on üldse inimesi, kes enam nii-öelda seda riiki üleval peavad. Ega riiklik iseseisvus ei ole ka mingisugune sükke asi, mida igaüks on suuteline teostama. Ma ei tea, kui mõtleme mingi jõusaali analoogia, et paljudele võib avaneda võimalus võtta õlgadele 300-kilone kang, eks ole, aga selle võimalusega pole väga palju peale hakata, kui ei kanna. Ja minu meelest see ongi see, mida me oleme aastate jooksul näinud, et tegelikult suutlikkust riiklikku iseseisvust praktiseerida ei ole, on ainult üks hirmukramp, mille tõttu on oma iseseisvus esimesel võimalusel uuesti maha müüdud, otsitud uusi isandeid, nende all tegutsetud ja nüüd, kui selgub, et nendele isandatele pugemise plaan ei osutunud väga viljakaks ja tuleb seista silmitsi nagu nende ohtudega, mida kõige rohkem on kardetud, siis avastatakse, et ollakse ennast hoopis kaevatud sügavasse auku, kust väljapääsu nagu ei nähtagi. Ja siis ega siis polegi midagi teha, siis tuleb nende tagajärgedega silma vaadata ja see tõe hetk üle elada. Ja üheks peamiseks küsimuseks, mis
edasi vaadates aastasse 2026 ja üldse kaugemale tulevikku vaadates, on see, et kas meil on olemas alternatiivne rahvuslik eliit, kes võiks selle tühimiku täita, kui reaalselt see süsteem kokku kukub. Mina arvan, et see ongi võib-olla kõige kurvemaid asju, et meil tegelikult vist ei ole. Jah. Mulle tundub see sama. Et see eliit on niivõrd üle võetud ja ka konservatiivid ise on selle alternatiivse eliidi koolitamise jätnud 2 silma vahele ja meil tegelikult ei ole inimesi, kes võiksid astuda nendele kohtadele, mis üle jäävad. Ja ma arvan, et Eestis kõige tõenäolisemalt toimub ikka see, mis on alati toimunud, ehk siis lihtsalt värvivahetus. Et need, kes siin enne rääkisid ühte juttu, räägivad nüüd sootuks teist juttu, kui vaja on. Oluline on lihtsalt säilitada oma koht, oma positsioon, kuidas saab kompartei liikmest, kommunistist, teadusliku kommunismi õpetajast, suur liberalist ja liberaal, seda oleme juba näinud, nii siin esimese süsteemi vahetuse käigus. Ja nüüd, kui peaks tulema mingisugune suurem süsteemi vahetus, siis ilmselt me näeme seda sama. No Raul Rebane, palju õnne. Nii, ja. Aga hästi. Aga nüüd me oleme pikalt rääkinud, et igal juhul ma soovin sulle ilusat aastavahetust, ma soovin ilusat aastavahetust kõikidele meie lugejatele ja vaatajatele ja uuel aastal siis juba uue hooga. Suur tänu sulle Objektiivis tehtud töö eest sel aastal. Et üks aasta on jälle saanud väärtööd tehtud ja loodame, et järgmine aasta saab seda tööd jätkata. Absoluutselt. Aitäh sulle Riigikogust tehtud töö eest.